Tervitus Numbrite Keele kanali vaataja ja kui sa oled siin juhuslikult, siis ma soovitan väga tutvuda selle kanaliga. Ja aitäh sinule, kallis klubiline ja aitäh ka sulle, kes sa pikalt kanalil oled olnud. Ja täna on mul külas Tiiu Tarot. Tšau, Tiiu! Tšau, tere kõigile, mul on väga tore meel ja tõesti nagu südamest hea meel siin olla. Aitäh sulle, Merike, ka selle hetke loomise eest. Aitäh sulle, et sa vastasid ja hea meelega olid nõus tulema saatesse. Ja meil oli sinuga ka mingi, ma ei mäletagi, kas sellest on 4 või 5 kuud tagasi, siis kui me vestlesime, aga siis olid kiired ajad. Aga nüüd me siin oleme ja tead, mis veel enne sulle, kui me alustame, on see, et sind on väga oodatud siia kanalile, nii et meil saab väga Oh, huvitav olema. Ja aitäh, nii tore, et ootate. Ma tõesti paar kuud tagasi oli lihtsalt tööd, mitte ainult üle pea, vaid nagu meetrite jagu üle pea, et ma tahtsin väga, mulle ka need numbrid väga meeldivad ja numbrid ka minuga räägivad ja hästi nagu märke annavad. Ma tahtsin väga, ma tõesti tundsin, et mul ei ole seda ressurssi nagu tollel hetkel tulla, aga tead, asjad juhtuvad õigel ajal, nii et siin ja ma olen. ma olen ka seda meelt, et selles suhtes, et enne kui me siis üldse alustame, siis on see, et Tiiu edukuse kood on siis 39824. Tiiu ütles küll, et ta kirjutab üles, aga pole vaja kirjutada, ma pärast kirjutan siia video alla ka selle. Ja tead, mis selle edukuse koodi mõte tegelikult, miks ma üldse alati ütlen külaliste kohta, on see, et kui nüüd keegi tunnetab või siis arvutab kokku oma edukuse koodi ja leiab seda sünkroonsust ja ta on mõelnud, et ta tahaks ka teha midagi sellist, mida sina teed, siis vot siin toimubki nagu match ja siis ta mõtleb, kui Tiiu teeb, siis mina ka saan teha, et appi, ma olen ammu selle peale mõelnud, nii et aga nüüd ma annangi mikrofoni sinu poole ja räägigi, millega sa tegeled ja kes sa oled ja miks sa tegeled sellega, millega sa tegeled ja kuidas sa sinna üldse jõudsid, sest me ju kohe ei sünni ju valmis, no isegi emadeks me ei sünni, on ju, valmis, et räägi sellest meile, aitäh. Mina olen Tiiu. Ma alati ütlen, et Tiiu nagu talutütrekene, siis jääb meelde kõigile. Et mina tegelen siis tarodega, et miks ma siin täna olen ja räägime rohkem sellest tarodest ja spirituaalsest maailmast. Tarokaardid ma sain endale niimoodi, et ma olen suhteliselt väiksest peale juba nagu pisikesest lapsest peale olnud väga nagu sihuke tundlik inimene, et ma olen näinud igasuguseid, kui ma olin väike. Minu esimesed mälestused kuskilt lasteaia ajast on need, kus ma nagu öösiti, eriti pimedas, näen igasuguseid varje, olendeid, tulnukaid, ma nägin ka draakoneid väga palju. Minu jaoks olid need täiesti normaalsed loomad, mis nagu eksisteerisid nagu kass ja koer, on ju. Ja ma olen ju draakoni aastal sündinud ja nii edasi. Et ma arvasin, et selline vaimumaailma nägemine või selline tundlikkus, et see täiesti normaalne, et kõik lapsed näevad või kõik teavad ja kõik näevad, on ju. Siis sain natuke suuremaks, sain aru, et väga see nii ei ole ja tänapäeva maailmas me väga ei räägigi nendest asjadest. Võib-olla täna, nüüd juba rohkem nagu arutame, räägime, aga vanasti sa olid kohe uhuu, kui sa hakkasid sellistest asjadest rääkima. Aga ma olen nii tugevalt tundnud tõmmet nagu sellise vaimsuse poole ja üldse nagu siuksed tulnukad ja planeedid ja hästi mulle meeldib sci-fi. Ja kui ma olin 13, siis ma hakkasin nagu kuidagi täiesti kogemata mingi uks avanes minus. Ma hakkasin nägema enda eelmisi elusid või eelmine siin on väga selline jutumärkides, on ju, et ma mäletan oma teisi elusid päris palju. Ja siis 13-aastaselt ma sain endale enda elu esimesed tarokaardid niimoodi. Ma ei tea, kus ma neid nägin, võib-olla kuskil raamatus või telekas või vanasti meil oli pere peal ainult üks arvuti, meil olid teised ajad, on ju. Et võib-olla nägin kuskilt interneti avarustest. Tarokaardid on olemas ja siis see oli ainukene asi, mida ma 13-aastasena tahtsin jõuludeks saada. Jõuluvanalt ütlesin vanematele, et mina tahan tarokaarte. Ja siis vanemad sõitsid, ma ju olen kasvanud üles Rakvere lähedal, selline maakas, ja vanemad sõitsid Rakverest Tallinnasse, et mulle osta minu esimesed tarokaardid. Meil ei olnud Rakveres mingit esoteerikapoode ega mingisugused sellised asju. Ja siis nad ostsid need kõik siis need basic umad, need Rider-Waite tarod, millega on alati nagu hea nagu alustada ja õppida ja need ma siis endale sain. Ja siis sealt hakkas minu taromaailm nagu pihta. Tarokaardid mulle väga-väga juba siis meeldisid ja minuga rääkisid, sest esimene kord, kui ma selle tarokaardi paki võtsin kätte, võtsin need kaardid sealt pakist nii-öelda välja ja siis kukkus välja üks kaart. Näoga minu poole põrandale niimoodi. See oli surmakaart.
ma kaart number arvasin, 13. ma arvasin millegipärast, ma just mõtlesin seda ja. no vot ja see noh, number 13 me siin natuke arutasime, on mind siin saatnud viimased kuu aega väga palju ka, mis ei ole minu nagu tavaline number, aga siin ta on. ja see surmakaart ja see on ju natuke õudne, seal on ju mingi luukere ja see ta on natuke õudne nägi välja, siis ma natuke ehmatasin ära, et okei, mis nüüd saama hakkab. aga noh, surmakaart, kui me ju teame, kes on rohkem tarosid teab ja nende tähendusi nagu endale ka, siis selgitanud, siis surm on ju suur transformatsioon ja ümbersünd, et me avame justkui nagu uue osa endast või uue eluga nagu ukse pakul on ju seisad. et see oligi selline need tarokaardid juba kohe esimesest hetkest peale, kui ma need sealt pakist välja võtsin, juba hakkasid plämisema minuga, ja need sõnumid hakkasid tulema. ja sealt edasi ma siis noorena ennustasin pereliikmetele, õde ja ema ja sõbrannad, kes mul seal käisid, aga ma ei teinud seda niimoodi nagu avalikult või tööna. ma ei arvanud, et ma seda kunagi tegema hakkan avalikult, sest ikkagi siis sa oled kohe ju imelik ja mingi lame maalane ja uhuu, on ju, kui sa avalikult räägid sellest. ja mina olin üldse noorena rohkem muusika ja meelelahutusmaailmas, tegutsesin päris pikalt, esinesin palju ja saadetes ja et ma olen nagu selles maailmas olnud ja kui sa oled avaliku elu tegelane, siis veel enam nagu on selline natukene piiri peale rääkida nendest asjadest. Õnneks tänapäeval on see hästi nagu muutunud ja ma olen ise ka muutunud. Ja siis ühel hetkel käis mingisugune keskeakriis või identiteedikriis või ma ei tea, mis kriis mul üle käis. Ja ma ütlesin, et ma ei taha enam praegu muusikat teha, kuigi see on üks minu nagu südameasjadest. Ja ma tundsin, et ma tahan nagu teha enda tarokaardi kanali nagu YouTube'i. Ma tundsin nagu, et ma pean selle tegema. Ja siis ma tegingi enda esimesed videod mingi hästi halva, mingi kaameraga hästi halvasti, mingi kokku lõigatud või sellised nagu esimesed need videod. See oli circa 6 aastat tagasi. Kusjuures see nüüd ongi 2026 aasta 13. aprill on mul 6. sünnipäev siis Tiiu Taro YouTube'i kanalil. Et siis ma tegin selle YouTube'i kanali ja esimese nädala jooksul juba inimesed sealt kuidagi vaatasid mu videoid, ma üldse ei oodanud seda. Ma tegin selle lihtsalt, mul on nagu endal hästi fun teha. Ja inimesed juba kirjutasid mulle, et kuuled, et kas sa nagu ennustad, nagu teed nagu isikliku ennustusi ka või kas ma saan sealt tellida, siis mingi, mis asja. Ja sealt see kuidagi iseenesest niimoodi alguse sai. Jällegi ma ei arvanud, et sellest tuleb mingi business või äri või töö või et ma hakkan seda igapäevaselt üldse tegema. Mul oli üldse muu taust tollel hetkel, ma töötasin raadiosaatejuhina üldse, või nagu üldse teine maailm ja kuidagi mind hästi juhatati nende tarodeni. Ja nüüd mul on YouTube'i kanal, mul on oma koduleht, mul on siis Facebook, TikTok, Instagram, kus ma kogu aeg siis ka neid päevaenergiat, nädalaenergiat, kuuenergiat, aastaenergiat, seda infot siis edastan endast, mis kaardid rääkida tahavad. Ja isiklikke lugemisi ka siis inimesed saavad nagu tellida ja nad tellivadki, et mul on nii tore, et hästi sellised armsad inimesed on alati minu poole tulemas ja minu ümber koondumas ja et ma tõesti nii toredad inimesed, ma ei taha öelda kliendid, sest see tundub nii vale sõna kuidagi, see on nagu, need on minu inimesed, kes tulevad minu juurde. Vot selline journey või selline lugu on siis minul olnud. Vot praegu tundub selline tunne, nagu ma ütlekski sulle, et no aitäh, väga hea, väga informatiivne, et paneme pillid kotti ja salvestuse kinni. Et praktiliselt mingi 15 minniga see lihtsalt kõik ära, kui küsid, kõik ära räägid. Aga hakkame nüüd seda jupikaupa natukene lahti sikutama, et selles suhtes, et väga kihvt, ma ikka aeg-ajalt jälle vaatan oma väiksesele tabeli peale, kes on juba kauem olnud, siis ma alati kirjutan siia tähtsaid asju ülesse. Ja siis ma mõtlen, et jaa, et okei. Et huvitav oleks vaadata, et kus kohas sa hakkasid nagu, tähendab, mis numbrid sinu sünnikaardis võiksid mängida sellega, et sa tajusid ja nägid neid dinosauruseid vist olid või? Draakonid, jah. Et nii nagu, kes mul siin kauem on kanalil olnud, siis teavad, et sünnikaardis peaks tulema seal lahti kas hästi palju 9 ja 18 ja ma arvan, et sul neid seal on. Ja siis, kui sa said selle kaardipaki, et kas sul oli siis sees juba see teadmine olemas, et vaata, ma tean, et Eesti rahvas on hästi selline vaimne rahvas ja mina olen ka tarokaarte kunagi õppinud ja väga hästi hakkasid jooksma ja kõik hakkasid minuga rääkima.
ja ma tegin pausi sellest, aga ma tean, ma naasen sinna kunagi tagasi. ja nii nagu ma tegelikult Tiiule ütlesin ka, et ma sain ühe Kirsti Repsoo kaudu koolituse ja siis Tiiu küsis ka mu käest, et aga kuidas ma edasi siis nagu, kuidas hakkasin tegema. Ma ütlesin, tead, keda mina jälgisin? Tiiu Tarot. Ja sa tulid minu ellu läbi Youtube'i lihtsalt pumps niimoodi ja siis ma hakkasin igat sinu lugemist mingi kaardidega kogu aeg üles kirjutama. Aga ja oli veel Kuldne Taro oli siis järgmine õpetaja, et Kuldne Taro, siis tema asjad ma kirjutasin sinise pastakaga, sinu oma punasega ja koolitööd olid siis mul ka sinisega, hoopis teistsuguse sinisega siis. okei, see selleks, selles suhtes, et kommenteerige teie ka kallikesed, et kes te olete siin tarokaartide lugejad olnud või olete praegu ka, et kuidas teie õppisite. aga nüüd ma tahaks sinu lugu teada, et kui sa said nüüd sünnipäevaks selle kaardipaki ja siis sul tuli Frantsatesse 13 välja, kas sa kohe teadsid, mis kaart see on? Ehmusid ära küll, aga kuidas hakkas sinu see õppimine, toimetamine kõik pihta, seepärast et sa umbes niimoodi rääkisidki nagu pumm, kohe hakkasid sugulastele, lähedastele tegema, vaata. aga seal on see protsess, vaata taga, muidu praegu siin mõned mõtlevad ka, et oo, ma ostan ka pakke ja kohe hakkab nagu toimima, et seal on ikka mingi lugu. ole hea. okei, see on tõesti protsess. Selle taro kaardipakiga koos ma sain ka raamatu, mis nad sealt samast poest mulle ostsid. Selle raamatu nimi on Ülempreest rinna salatus, kui ma ei eksi. Selline raamat, ma ei tea, kas seda kuskilt tänapäeval saab või ei saab, ma võin laenata. et seal on nagu seletatud siis need iga taro kaart, mis need seletused on. Aga ma tõesti ei teadnud ja ma ütlen ausalt, mul oli ikka väga raske pähe jätta neid kaartide nagu tähendusi alguses, et nad küll rääkisid minuga ja kohe mingid kaardid tulid välja ja üldiselt ma alguses ka ennustasin niimoodi, et ma ikkagi nagu võtsime need kaardid välja õega või kellega me seal tegime ja siis ma ikkagi võtsin selle raamatu ka ja siis näpuga lugesin sealt, et mis see siis tähendab, et ma alguses proovisin ikka nagu, et nagu tunnetada, mis see kaart võiks tähendada või seda pilti vaadata seal peal. Ja siis, kui ma olin selle osa ära teinud, siis me võtsime selle raamatu välja ja siis me lugesime sealt ka veel. Ja minu meelest see on täiesti okei, et me kõik õpime tarosid väga erinevalt ja me kõik kasutame tegelikult taro. Igal inimesel on enda unikaalne energia, enda unikaalne viis, kuidas seda teha. Ja paljud ütlevad, et et sa ei tohi ennustada enne, kui sul on kõik peas, vaata, et sa ei tohi raamatust lugeda. Mina ütlen, et täiesti suva. et tee nii, kuidas sina tunned, et sul on hea või mugav või ja et kuidas nad siis sinuga räägivad, et mul on see tarokursus ka või enda õpilased ja meil on tükk tegemist sellega, et inimesed kardavad kõige rohkem seda, et äkki ma ütlen valesti midagi. See on nagu number üks hirm või siis äkki ma ei tunneta või äkki nad ei räägi minuga. Ja see point selles ongi, et nad räägivad kõigiga meiega erinevalt. Kes näeb pilte peas, kes kuuleb midagi, kes tunneb oma kehas midagi, kellel lihtsalt sa vaatad seda kaarti ja seal on mingi pilt peal, aga see haakub mingi sündmusega üldse sinu elust, eks ole. Ja sa hakkad sellest rääkima, siis teine inimene mõtleb, issa kui sama või issa kui õige, eks ole. Ja see hirm, et äkki ma ütlen valesti midagi või äkki see ei lähe täppi, vaata, see on üks põhihirm. Tead, mida vähem sa muretsed, seda rohkem see täppi läheb. See ongi paradoks. See on see, mida taro meile väga õpetab. See on see, et sa lased täiesti nagu vabaks. Sest mul on mõnikord ka niimoodi, et ma vaatan neid kaarte, see info tuleb kuskilt ülevalt läbi minu suu, eks ole, välja sellele inimesele. Ja et suu räägib niimoodi, bla, bla, bla. Ja ise mõtlen, et mitte midagi aru ei saa. Ja saad aru, alati see inimene ütleb, see on nii täppis, see on nii õige ja see point on nagu selles, sina kui kanal, see pole sinu asi, et sa ei peagi aru saama, mis see on, kus see tuleb. Sinu töö on nagu edastada nii, et nii nagu see sinust nagu välja tuleb ja mida vähem sa iseennast oma hirmudega sinna vahele segad, seda konkreetsem ja parem see sõnum nagu on, et seda taroga tegelikult õpetab väga palju, et seda enesekindlust või seda minna laskmist ja nagu ütle kõik, mis sülg suhu toob ja lase see nagu endast välja siia maailma. Vot niimoodi. Ja siis selles suhtes mulle väga meeldib, et sinu need ennustamised või see kanal Tiiu Tarot, kus sa teed neid asju, siis on nii positiivne ja see üks lause, mida ma kasutan ja ma olen isegi oma videos seda ka ära maininud enne üldse, kui mul tuli mõte sind kutsuda. Et ma just ütlesin ka, et nii nagu Tiiu Tarot alati ütleb, et kui see sõnum ei kõneta sind, jäta see kellelegi teisele.
ja see on minu meelest üks bueno lause üleüldse, et nii nagu ma ütlen ka siin kanalil, kes on, et see on täiesti vabatahtlik kanal, see on pigem nagu meelelahutaja. Kas sina ütlesid, et me oleme meelelahutajad, jah? Või ei olnud see sina, olid? Ma mõtlen, kellegagi me ma ei rääkisime. tea, me vist sinuga sellest ei rääkinud, aga ma ise tunnen sedasama, sellepärast ma noogutangi, et nii, Ja, kui sa oled teiste silme ees, siis sa mingil määral oled küll sihuke meelelahutaja rollis ka. ja et siis tegelikult see ongi niimoodi, aga pigem me rahuldame seda oma meelt, sellepärast et ma arvan, et ka sinul on elus juhtunud see lugu, et mis viis sind Youtube'i. Mina olen nüüd alles aastakene Youtuber olnud, siis jah, see on nii naljakas ütelda, et ma olen Youtuber, aga sa oled ka Youtuber ju, no mis sa ikka teed. jah. Et aga vaata, seda infot tuleb ju nii palju enda sisse ja ma arvan, et sinul tuli, sa saad muidugi rääkida, ma näen, ma hakkan ise sinu eest juba rääkima. Mis viis sind Youtube'i? Räägivad seda, ma hakkasin ise praegu rääkima juba sinu eest, aga miks sa seda hakkasid tegema, sa ütlesid, et see tugev tunne tuli, onju. aga nii nagu ma tänagi tegin metsaelutus ka kui video, ütlesin, et minge palun vaadake mu esimesi videoid ja nagu sinagi ütlesid, esimesed videod, et ehk siis räägi veitsa sellest Youtube'i maailmast, miks sinna läksid, mis see sind sinna viis ja need esimesed sellised vahvad katsetused ja kõik need muud asjad. Seal on nagu kaks faktorit. Esiteks ma ise ka vaatasin neid inglisekeelseid, neid tarokaardi lugejate videoid Youtube'ist palju. Mul on omad teatud lemmikud, ma võin neid hiljem kuskile jagada või võime siia alla panna, need on hästi huvitavad. Ma arvan, et üllatavad minu puhul, minuga hästi erinevad inimesed, aga neid eesti keeles ei olnud tollel hetkel, kui mina hakkasin tegema. Ja vist minuga koos seal alustas või tollel hetkel oligi aina alla mingi 2 või 3 inimest. That's it nagu, et praegu tänapäeval on neid nagu rohkem, kõik jagavad rohkem, aga eesti keeles ei olnud. Ma palju jälgisin, mingi paar aastat, ma arvan, nagu inglise keeles ikka aeg-ajalt vaatad neid siis tarokaardi videod, hästi huvitav, tundus nii tore, et nad nagu jagavad. Ma jällegi, kui ma neid vaatasin, elu sees ma ei mõelnud, et ma ise hakkan seda tegema. Ja teine faktor on see, et mul ei ole telekat olnud, nagu mul ei ole televiisorit olnud juba, ma ei tea, 15, 16, 17 aastat. Ma ei vaata telekat, ma ei nagu ma tarbin väga palju ja siis tänu selle ma tarbin suht palju nagu Youtube, et ma olen rohkem nagu online'is või siis nagu sellises sotsmeedias rohkem tarbin nagu seda. Ja ma arvan, et ka sellepärast, et ma olen väga palju online'is, siis need videod kuidagi minuni nagu jõudsid ja ma neid väga palju vaatasin ja vist sealt nagu siis tekkis inspiratsioon. Elus ongi niimoodi, et keda sa imetled, see annab sulle ka inspiratsiooni, et võib-olla su enda hing ütleb sulle ka, et sa pead seda tegema. Või kui sul tekib nagu põnevus või huvi, et issand, ta teeb nii lahedat asja, siis tegelikult su hing ütleb sulle, ma tahan ka teha. Et ma arvan, et sealt see kuidagi siis tuli. Kuidas need esimesed videod välja kukkusid? Horrible. Ei, no selles suhtes tehnika suhtes horrible, aga ma olen väga kuidagi õnnelik, et ma seda tegin, et mul juhtus seal igast asju. Mul see kaamera kukkus, siis kukkus poole pealt, siis ma hakkasin töötlema seda ja siis see programm nagu ei toiminud, see oli mingi vana, siis mul oli vana arvuti, siis ei toiminud ja igast mingisugused errorid juhtusid alguses selle nagu tehnilise poolega väga. Ja siis ma lahendasin selle ühel hetkel niimoodi, et ma ostsin kallimaid asju endale. Ma investeerisin põhimõtteliselt, nagu see raha on energia, eks ole, et ma investeerisin reaalselt nagu palju nagu energiat. Ma tõesti panustasin sellesse, ostsin endale head asjad ja tollest hetkest läks kõik ka väga nagu ilusaks. Et ma ja ka muidugi alguses, kui ma neid videosid tegin, ma hästi kartsin, et kuidas mu hääl on, kas ma räägin liiga aeglaselt, liiga kiiresti, äkki inimestele ei meeldi, igasugused need põhihirmud, mis sinna juurde nagu käisid. Ja siis ühel hetkel tuleb ka sellest lihtsalt üle saada. Sellepärast, et ükskõik, mis sa teed niikuinii, kellele meeldib, kellele ei meeldi, et me elame lihtsalt sellises maailmas, et kõigil on oma arvamusi, see on okei, aga sul tuleb lihtsalt kuidagi julgeda ikkagi edasi minna. Et mingid tagasisided
mis ma sain inimestelt, kes vaatasid minu seda Youtube'i kanalit või mind Instagramis jälgisid, olid siis sellised, et ma võtsin neid hästi arvesse, et Instagramis ma tegin siukse mingi postituse alguses, et nädala energia ja siis kirjutasin, mida siis sellele tähemärgile nagu toob. Ja siis keegi seal isegi võib-olla mitu inimest kommenteerisid, aga miks sa seda nagu ka Youtube ei pane nagu video kujul. Siis ma olin nagu, okei, panen siis, teeme, onju. Ja tegi siis see nädala energia, see pikk video, mida ma siis aastaid tegin niimoodi, et iga tähemärk sai endale need siis nädala mingid sõnumid. See oli mu kõige popim video ever, see tõi mulle väga palju uusi inimesi juurde, et need, mida mulle soovitati alguses, tegin ära ja väga hästi nagu toimis, et kuulasin nagu inimeste neid siis soove. Nii et aitäh, kes seda ütlesid. Aga seda tagasisidet on olnud ka nagu selliseid, ütleme niimoodi, imelikumaid. Mulle on kirjutatud, et mind hirmutab, vaata, et sa näed vaata ainult neid tarokaarte, minu on ju käsi. Ja siis üks kirjutas, et mind hirmutab, kuidas su parem käsi liigub, kas sa saaksid seda rohkem paigal hoida. Siis ma mingi, ei saa. Minu käed liiguvad, nagu nad liiguvad. Kui see tekib reaalselt hirm, tead, mis teeb? Pane YouTube kinni. Nagu seal on nagu, ütleme niimoodi, kui sa oled seal avalikult kuskil YouTube'is või interneti avarustes, et inimesed reageerivad erinevat moodi. Osasid tagasisidesid ma väga hindan ja kõiki kommentaare ma väga hindan ja kahjuks osasid ma ei saa arvesse võtta nagu selliseid, et selline elu meil seal YouTube'is. Siis selles suhtes ka, jah, ma olen siin aastakene nüüd olnud ja teatud numbrid minus trigerdavad muidugi siis, kui tuleb, ma arvan, sinul on ka see number 3 ja 2 siin näiteks. Et sa tegelikult ju tead, et kui sa avalikult toimetad, vaata, siis võib tulla mingit teatud tagasisidet, mida sa võib-olla nii väga ei taha, siis sa loed selle nagu läbi ja siis mingi hetk, ma räägin nüüd iseenda, siis mõtlen, kuidas ta julges mulle üldse niimoodi öelda? Ma olen nagu pannud endast nagu kõik ja siis sa mõtled, ära pinguta üle. See on lihtsalt tema arvamus, aga see ei ole ju minu arvamus, et lihtsalt nii nagu mulle on öeldud, et ma olen vehkivate kätega liiga aktiivne inimene või ma ei tea, naine või ATH ja ma võtangi ikka vastu, mu käed vehivadki ja ma olengi selline. Ja samas oli nii kihvt ja chill ja ma mõtlesin, et issand, kui tänulik ma olen, et mulle niimoodi öeldigi, seepärast, et ma ju tegelikult olen see. Et sinul võib-olla siis ka seesama parem käsi tõmblebki ja noh, mis siin ikka, et mina ütlen ka, et see on vabatahtlik olla siin kanali peal ja minu meelest on see väga mega. Aga siit, vaata see, kui sa räägid, siis see jälle tõstab minul kogu aeg mingit, trigerdab mingeid minu lugusid kohe ja siis tahaks nagu rääkida. No muidugi räägi. No ma juba rääkisin ära. Jagames. Ja, no me olemegi siin nagu lihtsalt vestleme, võtame vabalt seda kõike. Et me oleme kõik siiski inimesed ja mina väga hindan seda, nagu ma ütlen ka paljudele inimestele, et kes vähegi tunneb, et tahab pilti tulla, et miks mina näiteks tulin YouTube'i, oli see, et mul oli infot nii palju, et ma ei saanud enam nagu seda jagada ainult oma tutvusringkonnaga ja ma arvan, et see oli võib-olla ka üks asi, mis sinul on, et või oli, võib-olla sa ei mõelnud selle peale siis, et sa nagu tead juba nii palju, et sa võiksid juba palju inimesi aidata selle informatsiooniga. Ja samas on see, mida ma ütlen ka inimestele, et see on ju patt, kui sa jätad selle infot ainult iseendale, et seda peab jagama. Samas ma ütlen, et kui sina poleks välja tulnud, kui ma poleks sind leidnud näiteks ja sinu jaoks oli see ka nagu üllatus, et mina õppisin sinu ladumiste pealt neid tähendusi, et näiteks ka seesama 13 või kuidas sa torni näiteks lahti seletad, mina õppisin seda ühtemoodi, sina ütlesid oma asju, kohe jälle kribasin ülesse, et täiesti selline kihvt klade tuli, mida ma olen nüüd jaganudki edasi oma tuttavatele, kes ka tarokaarte õpivad praegu. Et no näed, sellest sinu videotest on tulnud juba mingisugune selline jutt, mis nüüd edasi läheb, see sinu sõna. Et miks sa otsustasid kätega ainult teha? Miks sa pilti ei tulnud? Sellepärast, et eelnevad 7 aastat oli minu nägu ja olemus igal pool. Ma esinesin väga palju, ma käisin telesaadetes, raadiosaadetes, suurtel lavadel, väikestel lavadel. Kui sa oled muusikamaailmas, siis sa vaata minu videod, kuula minu lugu, osta pilet minu kontserdile, mina, hästi nagu selline, sa peadki müüma, et see mitte nagu ennast, vaid see ei ole isegi sina, sellest tekib nagu mingisugune produkt või toode.
nagu sina kui bänd või sina kui esineja või sina kui kuulsus või sina kui see või teine. et sellest tekib nagu mingi toode, mida sa nagu möödad ja siis see on hästi nagu ka psühholoogiliselt väga kentsakas asi, mida elada nagu läbi. Ma mäletan, kuidas mul oli nagu väsimus või inglise keeles on fatigue on nagu hea sõna, et sa nagu kurnatud või et väsinud nagu sellest, et sa oled kogu aeg teiste silme ees. see tagasiside, mis sealt tuleb, on plussis ja ka miinuses on ju, seal, aga sa pead kogu aeg nagu jätkama sellega, et ja kogu aeg, kas sa paned sotsmeediasse midagi üles ja annad mingit intekat ja selline ja ma tundsin, kui ma neid tarosid teen, siis ma ei taha niimoodi, et mina olen see ja mina olen nüüd tarokanal ja et ma ei tahtnud nagu seda teha, jälle see parem käsi tõmbab. Aga ma tahtsin, et see oleks ainult vaatajale. Et ma ei räägi seal nagu endast, et mina olen Tiiu Tarot ja mina tegelen tarodega. Ei, me räägime, milline nädal sul tuleb, kuidas sul hakkab minema, mida sina pead teha. Ma tahtsin nagu anda endast teisele inimesele või kes iganes seda vaatab, ma jätsin selle hästi nagu vabaks, et kelleni see jõuab, siis järelikult peab jõudma. Aga ma tahtsin nagu, et see oli hästi nagu introvertne periood nagu minu elus või et üldse ma tahtsin nagu mitte peitu pugeda, aga mitte kogu aeg nagu esineda, ütleme niimoodi. Et see muusikamaailmas sa muutud väga isekaks ja nagu mitte egokaks, aga sa pead hästi nagu mina oskan seda ja võta mind esinema sinna, et sa pead hästi selline olema. Ja see taromaailm andis mulle võimaluse nagu olla nagu kuidagi teiste jaoks rohkem, mitte enda jaoks või et kuidagi rohkem ka jah, ma ei ütle selle kohta nagu peitu pugemine, sellepärast et minu nägu ja minu pildid ikkagi on nagu selles suhtes kõikidel minu sotsmeediakontodel ja niimoodi nagu olemas. Aga ma tõesti tundsin, et see ei ole oluline, et inimene ei taha ju mind vaadata, ta tahab neid kaarte vaadata, ta tahab näha, mis tal tuleb või mis tal juhtub. Ja ma tegingi selle kanali niimoodi, nagu mina tahaksin seda taro infot vastu võtta. Mina tahaksin isiklikult näha kaarte, mitte nagu on ja ma tahaks näha kaarte, ma tahan neid kogu aeg vaadata ja mina tahaksin, et inimene räägib kiiresti. Sest mulle on hästi kiire nagu olemus, mulle meeldib infot vastu võtta niimoodi, räägi ära, et mina, mitte et ma tahaksin kellegi kohta kuidagi nagu midagi pahasti öelda, et see ei ole nagu üldse see nagu point, aga ma tunnen, et kui ma vaataksin tarokaardi videot ja see inimene räägib väga aeglaselt ja siis tuleb see, vaata niimoodi, siis ma tunnen, et ma nagu kuidagi tähelepanu hakkab nagu ära hajuma. Ja siis, kuidas ma need esimesed videod lõin või üldse ka, et mis sealt edasi siis minu nagu YouTube'i kanali sai, et ma lõin selle nii, nagu mina tahaksin seda infot vastu võtta ja siis ju siis see koondab ka sinna vaatama minuga sarnaseid inimesi, kellele meeldib ka samal viisil seda informatsiooni nagu omastada või vastu võtta. Et selline vastus sulle. Jaa, kusjuures ongi, ma olen täiesti seda meelt, et need õiged inimesed leiavad teekonna sinna sinu juurde ja tegelikult on sul päris huvitav hulk juba inimesi, kas äkki, kui ma ei eksi, kas on 5000 äkki või? YouTube'is sai nüüd 6000 täis. Aitäh kõigile! Nii tore! Suur aitäh! Ja see on crazy tegelikult. Ja ma tähistan teiega koos seda nii äge. 6. sünnipäevaks nüüd sai 6000 täis. Ja hakkasin just ütlema, et ma peaks mingi pealkirja ka selle videole panema, eriti sellise kihti, et palju õnne. Mõtleme, mis me siia paneme, aga samas mõtle, kui hea tunne on see, et sa saad endale nii suure tänulikkusega nagu suure pai teha, et sa ikkagi tulid pilti, tegid seda ja mina ütlen ausalt, ma olin üks nendest, kes ootas, millal see järgmine video tuleb, sest see oli nii huvitav alati. Ja ma ütleksin niimoodi, et need videod on ju sellised, sa kuulad ära, siis elad hullult selle asja sees ja siis lihtsalt mina unustasin isiklikult juba ära, sellepärast et siis elu läheb ikka oma elu edasi, eks ju. Ja siis lihtsalt mingi aeg jälle klõbinaga ootad, et millal tuleb nagu järgmine. Et seal YouTube'is on ka veel huvitav see, mis sa nagu ütlesidki, mulle meeldibki, et räägitakse kiiresti. Ma ise ka räägin suht kiiresti, võib-olla isegi liiga kiiresti, et aga YouTube'is ei saa kiirenduse peale panna, et vahepeal ma kuulen inimeste sõnumeid niimoodi kiirendusega, et need eriti, kes kipuvad niimoodi venitama, vaata, siis vahepeal koogib nina või ma ei tea, mis ta seal teeb, kratsib mingi kohta ja siis ma mõtlen, et oh joh, ma ei tea, ma ei jõua seda mõttekohta ära oodata.
et aga mina olen väga õnnelik, et sa pilti tulid ja samas, et sa siia tulid, et ja ole hea, aitäh sulle. Et jällegi üleskutse, et ärge jätke seda infot endale, mis te omate, mida te oskate, mida te tunnete, et te lähete lõhki sellest infost, et hakake ka jagama. Et kommenteerige ka siia, et kes on tellinud Tiiu Tarot kanali. Mina olen, jah, aga Thanks. Ja kes ei ole, jah, tellige, okei. See kõlas nagu ähvardus. aga no see oligi, mis sa ikka siin valetad. Ja jah, täpselt. et aga ma tahtsin seda asja küsida, et miks sa valisid Youtube'i, kui sul oli juba TikTok, Facebook, mis sa ütlesid, mis kanalid sul juba olid? Et kas see tuli ka ainult sellepärast, et sulle hakati nagu ütlema juba inimeste poolt hakkas tulema see info või sul oli endal ka veitsa selline tunne, et vaata, Youtube on ju hoopis teistsugune keskkond võrreldes mis on see TikTok ja kõik muud asjad on ju. Sa saad aru, et see on nagu tegelikult juba pool töökohta ju, kui sa Youtube'i jõuad. Aga alguses ma arvan, et sa ei teadnud, et see on nii. elu lihtsalt veeretas sind sinna. Vähemalt minu puhul oli nii. Nii ta on. Tegelikult YouTube oli kõige esimene kanal, mille ma tegin. Hmm, TikTok on mul olnud suts üle poole aasta ainult. okei. Ma alles hiljuti jõudsin nagu sinna maale omadega ja ma ei teinud pikalt seda. Mul oli YouTube, Instagram ja Facebook. Ja ma pikalt ei teinud endale lisa mingi TikTok kodulehtasid asju, sest ma teadsin, et see on jällegi lisakoormus ja lisatöö, et veel ühte asja nagu hakata haldama. Ja mind on ainult üks ja ma ei jõua kõike teha ja et keskenduda võib-olla olulisematele asjadele, siis ma seda ei teinud. Aga YouTube oli kõige esimene, mille ma nagu tegin. See nagu kanal ja siis ma paralleelselt kohe tegin Facebooki ja Instagrami ka ja panin sinna ka nagu üles, et selline YouTube'i kanal on ja et sealt see asi siis nagu arenema hakkas. Ja tollel hetkel ma õppisin veel koolis ka, kui ma seda alustasin, meil oli Covidi aeg, kui või seda sõna võib-olla YouTube'ist oli vahel. Aga meil oli selline huvitav aeg ja mul olid nüüd online loengud, ma mäletan, kuna me ei tohtinud ninapidi koos seal koolis istuda ja ma õppisin ka nagu sihuke turundust ja nagu sotsmeedia turundust ja et selline mingi periood oli ja kõik, mis ma seal õppisin, ma hakkasin katsetama enda nagu Facebooki ja Instagrami nagu kontodega. YouTube'i meile ei õpetatud, sest koolis ei õpetata YouTuberiks olemist. Sulle õpetatakse, kuidas Facebooki reklaami teha. Aga Facebooki reklaami ma ei olegi nagu teinud Taro kanali. Aga jaa, et ma sealt nagu mingit infot nagu sain, kohe katsetasin, proovisin. Mul oli endal hästi põnev nagu mingit uut asja nagu proovida ja teha. Ja nad kooli online loengud nägid ka sellist välja, et ma vedelesin voodis või diivanil, siis läpakas oli kuskil seal ja siis kuulad, et see oli päris huvitav viis, kuidas õppida asju. Aga jah, niimoodi see kuidagi mul siis algas. Ja YouTube oli esimene ja YouTube on siiamaani üks minu meelest kõige paremaid kanaleid, kuidas nagu inimesteni jõuda või neid õigeid inimesi nagu kõnetada. Pigem ütleksin niimoodi, et TikTok on tõesti väga-väga erinev koht. See oli väga üllatus, kui ma selle endal lõpuks tegin. Et nüüd ma olen natuke liikunud ka sinna, et ma nüüd YouTube'is ma siiski teen neid kätega nagu videoid, et sa ei näe minu nägu, aga alla TikTok või Instagram või Facebook, et seal on nüüd ma olen hakanud tegema ka enda näoga nagu neid videosid ja rohkem nagu share ima ka siis seda. Ja mul tuli üks asi vahepeal ka meelde, kui ma alustasin, et me rääkisime sellest nagu esimese YouTube'i tegemisest ja nendest vigadest, eks ole, mis seal juhtus ja et ikkagi teed edasi. Mul oli ülisuur hirm tegelikult, et mida inimesed minust arvavad. Mul oli nagu jõhker hirm neid YouTube'i videosid nagu teha ja üldse kuskile jagada ja üles panna. Ja kõige suurem hirm oli nagu tuttavate inimeste ees. Et millegipärast nagu sõbrad või lähedased, mul oli nagu piinlik ja cringe ja issand, nagu mul oli nii hirm nagu rääkida, et ma nüüd hakkan mingi Taro YouTuberiks. ma mäletan seda aega, nüüd nagu ma olen vahepeal juba ära unustanud, sest mul ei ole seda hirmu enam sees. Aga nüüd, kui me sinuga heietame nendest alguse aegadest, tuli nagu meelde, et
mul läks aega ja kes ise nagu tunneb, mul on osad kliendid ka, kellega me räägime, kes tahab alustada näiteks laulmisega või sotsmeedias rohkem teha midagi. Hästi nagu praeguse hetke teema on ka terve eelmine aasta ja nüüd ka selle aasta alguses on väga palju inimesed nagu jagavad minuga, et on hirm nagu kuidagi olla nähtud või hirm nagu enda näoga neid videosid teha ja kuidagi sotsmeedias olla ja mida küll keegi arvab ja et see on sihuke, see on tegelikult üks väga levinud ja sügav nagu hirm, eks ole, mida ületada. Ma ütlen sulle niimoodi, üleöö sa seda ei ületa, see võib võtta sul tõenäoliselt ka mingi aasta aega võib minna, nagu mul enne läks, et ma vaikselt nagu kohanesin sellega, rahunesin. Aga ainus viis, kuidas seda ületada, on teha, ongi need videod ära teha ja üles panna. Mitte mingi asi sind ei aita, kui ainult see, et sa teed seda, mis on hirmus sinu jaoks. Ja vaata mind, nüüd ma olen enda näo igal pool, et see on ületatav. Et mul ei ole enam seda mingit piinlikkust või häbi, mul täiesti sama, vaadake, vaadake kõik. Et ja, äkki kedagi aitab nagu see ka. Aitäh, et sa selle ka just võtsid, et kuidas aidata nagu kuidas push ida inimesi seda tegema, sest mina olen ka rääkinud, et minul läks arvatavasti mingi ka pool aastat, võib-olla nõksu vähem, seepärast et ma kartsin väga, mida minu lapsed, õigemini lapsed tegelikult aitasid mul, mul on 2 täiskasvanud poega ja siis see, et aga mis siit edasi, kuna ma elan Soomes, siis ma eriti nagu ei mõelnud, et niikuinii väga aeglaselt läheb see eestlastele ju ikkagi nagu teen seda, onju, aga niikuinii läheb aeglaselt sinna minu sugulaste juurde, aga see jõudis väga helikiirusega, mina ei jaganud väga nagu sõpradele või niimoodi. Ja siis ma mõtlesin, et okei, päris niimoodi natukene ebamugav. Noh, umbes nagu niimoodi, noh, mis sa arvad ja, aga siis, kui hakkasid tulema mingid sellised asjad, nagu kui ma hakkasin rääkima numbritest ja siis ma räägin ikkagi numbritest natukene pahasti ka. Ja siis, et su ema ütles niimoodi ja siis su ema, need mehed ongi sellised ja ma mõtlesin, et ela üle juba, saad aru, et mida sa põed, et kui tundsid puudutatuna ennast, no ju siis trigerdab, no mis ma ikka teen, onju. Ja siis ma mõtlesin, et las läheb. Kui ma juba siiamaani olen jõudnud, no siis ma panen edasi selles mõttes, et nüüd ma üldse ka ei mõtle, ma arvan, nii nagu sinagi, see on nagu üks elu osa, üks selline, see, mida me teeme. Nii et mina ka õhutan jumala eest, mida rohkem hirmus on, seda rohkem hakkab tegema, nii et see läheb kiiremini laagerdub ära, vaata, et siis saagu meid palju, meid Youtube ereid. Minu meelest ka on Youtube üks väga hea koht, seepärast et Youtube ise nii palju aitab kaasa, kui sina oled aktiivne ja selle järgi kõik asi hakkab nagu väga kiiresti rulluma. Vot nii. Ja, olen nõus. Jah, aga Tiiu, me natukene käisime läbi sinuga tegelikult, noh, saladuskatte all natuke me vestlesime ükskord sinuga enne seda, et kuidas meil kõik see asi hakkab siin toimuma. Ja mis ma tähele panin, oli see, et sa oled megatöökas. Ja siis me naersime nende 8 üle, mis siin sees on ja räägi sellest 8 loost natukene. No sa ei pea palju rääkima, ma ei leppinud sinuga kokku, et me nendest räägime, aga ma ütlesin, et kõik see, mis me hakkame täna rääkima, on üldse nii, et me ei leppinud millestki kokku. Et aga mis 8 tähendab, on see tihtipeale, et sa võtad enda õlgadele liiga palju koormat, siis sa annad endale mingeid lubadusi, mida ütleme 0,4-ks sa pead ära tegema, aga see on sulle endale antud lubadused, et kuidas need mingitel juhtudel on sind näiteks elus aidanud. Võib-olla on see, et noh, poleks olnud vaja üldse võib-olla midagi teha, et võib-olla kasvõi, no vahet pole, kas see on siis kaartidega seotud või üldse millegi muu asjaga, et võib-olla, ma ei tea, kas tuleb mingeid mõtteid elus. Et kuna sinu edukuse koodis on keskel ka 8, mis tähendab siis viitab ametitele. Ja kui ma nüüd vaataksin siin nagu numeroloogina, siis ma ütleksin, et no 8 alla sobib väga hästi kõik, mis on seadusandlusega seotud, kõik, mis on raamatupidamisega seotud, kõik paberimajandusega seotud kohtusüsteemid ja pluss karmaga seotud ehk siis inimeste karma muutmine ja sinna läheb just selline esoteerika valdkond ka. Ja kuna sinu viimane number on, mitte viimane, aga siis elude number on 2, siis see viitab väga selle peale, et sa pead kogu aeg oma häält kasutama, kurgutšakrad, esinema, vehkima kätega, parema käega kõige rohkem, seepärast et siis energiad on sassis inimestel. Noh, saad aru, et aga kuidas see sinu töökus, sest ka Youtuberi töö on ju tegelikult töö, aeg-ajalt me ju ikka lausa peame push ima ennast, et me teeksime neid asju, sest rahvas on ju taga, on ju. Et ma ei tea, kas sul tekkis mõtteid ja said pointile pihta, mida ma üldse nagu mõtlen, ega siin mingit konkreetsust ei ole, aga midagi äkki eluliselt. Ei, ma sain pointile pihta ja
see on nii huvitav. Mina väga ei tea numeroloogia, vaata need, et mida mingi number tähendab, aga mul on oma tunnetus teatud numbritest, et ma tunnen, et kui ma vaatan ühte numbrit, siis ma näen teda ühtemoodi, teisel numbril on mingi teine energia või seos nagu minu jaoks. Minu lemmiknumbrid ongi 3 ja 8, nad näevad suht sarnased välja ka. Aga number 8 ja ma olen ju sündinud 88 ja ma olen hästi selline number 8. Mulle meeldib ja sobib, tema plusspool on see, et ma tunnen, et see on korraarmastus, distsipliin, visadus, mitte allaandmine, et need on need ka nagu iseloomujooned või mingid jooned nagu minus, eks ole. Et ma tunnen, et kui ma nagu ikkagi rügan tööd teha, siis ma saavutan kõik, mis ma tahan. Et põhimõtteliselt on niimoodi. Selle miinuspool on see, et ma elan enda elu võib-olla raskeks. Ma tihti nagu teen üle ja rügan liiga palju, väsitan ennast ära. Ja kui sa rääkisid sellest karmast, siis see karma sõnum ja see muster, tead, kuidas see minul praegu nagu seostub või mis mulle nagu pähe tuli. Et minu isa puhaku ta hing rahus oli samasugune, ülitöökas. Ta käis kogu aeg tööl, ta nagu oli väga edukas, teenis palju raha, ta oli palju lapsi, siis ta pidi nendele kõik raha teenima, eks ole. Ja asjad makstud, et ta oli ka, mina näen teda ka suhteliselt nagu number 8, et ta oligi nagu selline tööloom, nagu tööinimene. Ja ühel hetkel sõna otseses mõttes, et ta töötaski ennast nagu surnuks, et ta nagu, tal oli infarkt ja kõik jala pealt läks, eks ole. Ja nagu nüüd ma saan sellest nagu rääkida, see oli juba mõned aastad tagasi, kui see juhtus, aga lihtsalt, et ma vaatan teda ja tema käitumismustrit ja mõnikord mind hirmutab, et ma näen iseennast nagu seal. Ma näen ennast töötamas ennast üle, ma näen ennast töötamas ennast katki ja mul on ikka mingid eesmärgid. See nimekiri, mida ma teha tahan elus, see läheb aina pikemaks, mitte lühemaks ja sinna tuleb aina juurde ja ühel hetkel on nagu selline, et ma ei oska võib-olla ka nagu nautida seda või maha rahuneda või puhata. Et ma olen harjunud, et kogu aeg ma teen midagi ja võib-olla see on natuke, ma ei tea, kas see on hea asi või halb asi, see on nagu võib-olla hea ja hirmutav samal ajal, et ma tunnen ennast hästi, kui ma teen tööd. Et kohe, kui mul ei ole midagi teha, siis mul hakkab tulema mingi ärevus ja depressioon, et nagu, kuidas ma nüüd lihtsalt olen. Et mul on ju vaja teha kogu aeg midagi, mul on vaja mingi plaanid ja mingid eesmärgid ja midagi nagu peab olema. Et ja see karma teema, see on tegelikult karma, see on päris karm, et kui ma vaatan nagu enda vanemat ja enda nagu mingi karmaliini, et see liigne töö tegemine, võib-olla see on ka üks mustreid, mida ma pean hästi nagu jälgima, vaatama ja murdma. Et ja sellest räägib ka mulle number 8. Väga huvitav selles suhtes, et see, kuidas sa ütlesid, et sina oled nagu tarokaardidega rohkem seotud olnud ja sa tead, et kuidagi numeroloogia tarokaardid on seotud ja tõepoolest on nad seotud. Et siis, kui ka me sinuga vestlesime, siis rääkisime sinu aastanumbrist, on ju, mis aasta energiat sulle hakkavad ja mis praegu siis käivad ja nii edasi. Ja siis me tegelikult rääkisimegi sinuga tarokaartide keeles praktiliselt, seepärast et siis, kui ma ütlesin, et näed, see on see number, aga vaata, tarokaardis on need, sest mingid asjad mulle väga hästi meelde jäänud. Ja teie ka näiteks, kes te siin praegu kuulate seda, siis kirjutage ka, et kas te olete ka näiteks näinud, et kui te näete mingit teatud numbrit, kohe teil on tarokaardis mingisugune nagu võrdlus sinna. Teie, kes te siis tegelete sellega. Mõndadel on näiteks oraklikaardid, mõnel on need Lenormandid, et selles suhtes, et minu meelest on kihvt, et meid on erinevaid inimesi, kes näevad siis nii, nagu sa ütlesid ka, et tarokaartide lugemisel, et kes näeb nagu pilti, kes saab mingit, kuuleb midagi, mida iganes, saab ju pähe neid õppida, aga siis, oota, mul oli üks mõte. Sa rääkisid koolitusest, et sa oled koolitanud oma õpilasi, kui ma nüüd õigesti aru sain, et siis kunagi ma rääkisin, ma mäletan, tead, mis ma hakkasin mõtlema, Tiiu? Me oleme sinuga vestelnud Messengeris ka, aga sellest on vist äkki paar aastat tagasi. Pärast, kui me saame valmis, siis ma kohe vaatan. Ma kunagi küsisin, milliste kaartidega sina alustasid või mis kaarti sina soovitad. Vot siis läheks sinna koolituse juurde. Kus sul tuli üldse mõte teha koolitusi? Kuidas see kõik algas? Sellepärast, et minul on see ka näiteks aktuaalne
ja kas siis seal olid ka sellised asjad näiteks, et kas oli hirm, kes ma olen selline, et ma hakkan õpetama või saad aru, räägi natuke sellest teekonnast, sest mina nüüd valmistan enda kooli näiteks ette ja see, kui sa räägid nendest tunnetes, ma arvan, et sa ütled, et ega midagi, hakka lihtsalt pihta vaata, et no kindlasti, ma arvan, et sa ütled selle niimoodi lõpuks välja. Et aga räägi sellest teekonnast ja ka see, et milliseid kaarte sa näiteks soovitad oma õpilastele. Kuidas sa oma õpilasi kutsud ka, kas nad on sul õpilased või kuidas sa ütled, inimesed? minu inimesed Minu inimesed. ähm, seal Taroga koolis, mul on kodulehel selline leht nagu Taro kool, seal on siuksed online loengud, et kes tahab nagu ise õppida, siis neid saab sealt ka vaadata. Omas tempos saad õppida ja seal ma iga video alguses ütlen, et kaasteelised, Mm. sellepärast et me oleme kõik kunagi õppinud. me ju siis ühel hetkel tegeleme, siis ühel hetkel lõpetame, et see nagu journey on nagu sama, vahet ei ole, kus kohas me nagu sellega oleme, et ma näen neid endaga nagu sarnasena või võrdsena. Ja ega me kõik õpime ja tarokaardid tegelikult sa kogu aeg õpid nendega juurde, sa õpid iseenda kohta, aga sa õpid ka kaartide kohta ja ajas ma ütlen, nende kaartide tähendused ka natuke muutuvad sul, et mingi periood sul üks kaart räägib hästi palju ühest asjast, siis paari aasta pärast ta hakkab hoopis mingit muud juttu võib-olla sulle rääkima, et ka seda sa kogu aeg õpid, et aga see tarokool mul tekkis niimoodi, et mul nii palju küsiti, et hästi palju nagu, et kas sa õpetad ja kas saab õppida ja sa seletad nii hästi ja paljud on ka maininud nagu sinagi, et kui nad vaatavad mu Youtube'i videoid, siis ka sealt on väga hea õppida, sest ma seletan, vaata, see kaart tähendab seda ja see kaart tähendab seda, et paljud need tarokaardi lugejad räägivad lihtsalt mingi jutu sulle nende kaartide põhjal, aga mina tahan alati öelda, et sa teeksid rohkem minuga koostööd, siis sa ka vaatad seda kaarti ja mis see ikka tähendab ja et ma hästi nagu ka neid tutvustan ja paljud on öelnud, et sealt on ka väga hea õppida aga kes tahab siis rohkem õppida, siis nüüd mul on selline asi, et ma teen tarokooli. Need videod on siis minu kodulehel leitavad ja siis mul on ka see individuaalne õppimine, et see toimub nagu videokõne vormis, et me kohtume sinuga siis videokõnes ja me paneme siis paika, et kus sa endaga oled jänni jäänud, võib-olla sa üldse alustad, eks ole, siis ma lihtsalt ka nagu alustamegi nende kaartide tähendusest ja kuidas neid segada ja jagada ja kuidas asetada ja mida nendega teha, me võime täitsa algusest alustada. aga ma saan ka vastata nagu sinu küsimustele, kui sa oled juba edasi jõudnud, aga sul on mingi plokk või et mingi koht, kus sul on küsimärke, sa aru ei saa, siis me leiame sulle ka lahendused ja et mul toimubki nagu individuaalses vormis see õppimine, sest kunagi, kui mul hästi palju ka seda õpetamise kohta küsiti, siis ma tegin nagu sellise küsitluse ka nagu siis online'is, kus vastas väga palju inimesi, et ja siis seal olid küsimused, et kas sa tahad õppida nagu koolis, kuskil kohapeal koos või online'is või üksinda õppida, et kuidas sa nagu tahaksid kõige paremini seda infot vastu võtta ja enamus vastas, et tahab nagu üksinda või et nagu individuaalset lähenemist. Et sellepärast ma tegingi nagu sellise vormi, et mul ei ole otseselt mingi kool, kus sa nüüd pead kohal käima kõik kambaga koos, et on nagu hästi selline individuaalne lähenemine ja võib-olla ongi hea, sest niikuinii kõik me ei õpi samamoodi ja kõik me ei tunnetagi tarokaarte ka nagu samamoodi. Aga ja selle esimese kaardipaki valimise koha pealt ma siin selline keiser on siin all kohe, see kaart tuli täna ka päeva energiates välja. Et see on siis selline kaart, see on Rider White nagu taro. Ma ei tea, kas kindlasti, kes on tellinud minult, kes on minu videoid vaadanud tagantpoolt, ta näeb siis selline välja. Ma oleks pidanud selle paki ka võtma, aga kui sa kirjutad Rider White, siis guugeldad, siis sa näed see kaart number 8 on meil ka siin tugevus. oi, jaa. Kas need on põhikaardid siis, millega sa teed või sul on, issand, sul on ju nii palju kaarte, ma olen ju vaadanud nendest videotest, sul on erinevate suurustega veel kaardid ja kõike sellist asja, et ja mida sa kasutad nüüd nii nagu sa ütlesidki, et vaata, et kõik see ju aja mööda muutub, tugevdub, need kaardid hakkavad teistmoodi rääkima, mitte teistmoodi, aga tuleb neid täiendusi, et sina oled nüüd ju tegelenud, kui ma nüüd praegu lasen, ma nüüd ei arvutanud su vanust, aga no ütleme keskeltläbi DDD, sa oled ju mingisugune, noh, ütle, mitu aastat sa oled kokku, mitukümmend aastat sa oled selles taromaailmas olnud? No umbes, ära nüüd täpselt ütle, et nad aru ei saaks, kui vana sa oled, sest sa oled ju iginoor meil.
et ja tõesti, ma olen igavesti noor, aga mul ei ole mingit probleemi enda vanust ka välja öelda, kuna ma enda selle aasta juba ütlesin, 88, siis ma olen 37 praegu, et ja 24. jah. See on korralikult olnud seda, noh, mõned ajad rohkem tegelenud, mõned ajad natuke vähem. Aga selle kaardipaki, et kuidas valida või palju mul neid on, mul on nagu mingi 30 tarakaardipakki ja mul on neid oraklikaarte ja mul on kingitud ka paar tükki neid Lenormand, aga Lenormandi ma ei ole veel jõudnud nagu kuidagi endale selgeks teha. Et see Rider-Waite, miks ma seda soovitan, on see, et see on nii levinud ja kättesaadav, see on üks sihuke põhiline hästi igivana kaardipakk, kus on nende kaartide nagu pildid on hästi selged, nagu see klapivad suht üks-ühele selle kaardi tähendusega. Meil on maailmas väga palju tarakaardipakke, ma hästi armastan nagu kunsti ja ma olen üldse väga visuaalne inimene ja neid luuakse, kunstnikul on vaba voli tarakaarti nagu tõlgendada, kuidas tema nagu tahab ja maalida siia kõike, mis ta tahab. Ja kas sa, et esimest kaardipakki või üldse nagu tarakaardipakki valides, et tõesti vali see, mis on ilus sinu jaoks, mis sulle meeldib, on ju. Kui sa tahad, et on nagu õppida ja et sul on, sa tahad neid tähendusi meelde jätta, siis see Rider-Waite on nagu kõige parem nagu selles suhtes, sest need nagu need sümbolid ja pildid, nad nii hästi nagu selle tähendusega siis klapivad. Ühel hetkel, kui sa natuke edasi jõudnum, siis hakkad juba igasuguste nende piltide pealt kõike vaatama, et see on ka üks minu lemmikuid. Minu põhitaropakk, ma võtsin ka selle siia välja, millega ma alati alustan, on siis selline tumesinine, et selline näeb välja, tal on nagu hõbedane selline läige, vaata ka külje peal. Ja need kaardid näevad siis, et kõik väikesed taroelemendid, et karikad on helesinised, sauad on punased, et need on nagu need raamid nagu ümber, suured kaardid on nagu tumelillad või sinised, eks ole, et kui sa valid sellise kaardipaki, kus väike taro ja üldse nad on hästi eraldatud nagu värvidena, sul on ka suht kerge tegelikult nende järgi ka ennustada või õppida. Et see on nagu see põhikaardipakk, millega ma igat lugemist nagu alustan, et kui ma inimestele neid isiklikke lugemisi nagu teen, siis mul on tunne, et see kaardipakk räägib minuga, ta loob nagu mingi hea sellise põhja või raami nagu alati. Et see on see nagu põhjus, miks ma seda kasutan. Ta on selline näeb välja, et ja seda kaardipakki, ma tean, et ma seda palju siin tutvustan, aga seda kaardipakki on väga raske nüüd saada, sest seal on loonud Doreen Virtue, kes lõi hästi palju oraklikaarte ja tarakaarte aastate jooksul, aastakümnete jooksul. Ta on kirjutanud ka palju neid ingliraamatuid ja osad mul on ka endal olemas ja ühel hetkel Doreen Virtue ütles, et oi, need tarakaardid on kõik nii halvad ja siis läks kirikusse ja hakkas usklikuks ja ütles, et tema enam sellega ei tegele. Sellepärast on need Doreen Virtue kõik kaardid on discontinued, neid ei müüda enam kuskil, ta pani omal selle kõik kinni ja neid on väga raske kuskilt leida või saada, et sa võid nagu sellise kuskilt veel mingist X kohast endale leida, aga neid ei trükita. Oi, see lendas ka. Neid ei trükita enam juurde, mis meil lendas karikate 9 soovi ja unistuse täitumine. aga jah, et ühesõnaga taro maailmas ja selles spirituaalses maailmas väga kaardipaki all on veel päike ka. Tead, päike ja karikat 9, räägime korraks, vaata ATH lendas praegu sisse. Jaa, räägi. Kaardipaki kõige paremad kaardid minu arvates isiklikult, ma ei taha nagu hinnanguid anda, vaata, et mis on hea kaart või halba kaart, kõigil on omad nagu plussid ja miinused, on ju, aga nagu subjektiivselt need on nagu kõige paremad kaardid. Karikat 9 on unistuse täitumine, päike on nagu puhas rõõm ja nagu elujõud, et kui päike tuleb välja, siis sul on mõtet edasi lugeda, et sul läheb niikuinii kõik hästi, vaata, et see on nagu päris äge, et nad niimoodi tulid välja. Sellepärast ma ka armastan seda kaardipakki väga ja ma alati sellest ka nagu alustan, et ta kuidagi nii hästi nagu konkreetselt ja selgelt on nii kandiline ja selge ja raamitletud, paneb nagu mingisuguse selle hea baasi nagu paika ja selle peale ma siis võtan need uued nagu kaardipakid ja hakkan neid nagu laduma siis sinna, et iga uus küsimus, siin on mul näiteks ka selline, sauade kuus tuli ka täna koos keisriga välja päeva energiates, õlilambist võtsin nagu lihtsalt tegin paki pooleks. Ja
siin ta tuli. et ja, et niimoodi ma neid laon ja niimoodi nad minuga räägivad, et kui sa hakkad õppima või sa valid enda esimest kaardipakki või sa tahad rohkem nagu sellele journey'le nagu minna, siis vali kas see, mis on sinul nagu nii lahe ja nii ilus või nii tore või see on nagu sulle, lähed sinna poodi ja see on lihtsalt nii hea või nii lemmik ja et see räägib nagu sinuga, sa tunned tõmmet selle poole ja kui üldse ei tunne tõmmet, siis võta see Rider Waite. et siis on see on ka minu esimene nagu kaardipakk siis, millest mina ka nagu alustasin. See on see, mille ma endale 13-aastaselt sain. Vot niimoodi. Mina alustasin ka kusjuures nendega ja siis ma mäletan seda, et mingi teatud nendel, mis on kaartidel suurel arkaanil, kuskil ei olnud seda 8, tagurpidi 8 seal peal, siis ma joonistasin, siis ma tuunisin ja siis mul on kirjutatud sinna veel äärte peale kuskile, ma ei tea, kas sa kirjutasid näiteks sinu esimese kaardipakile? Ei kirjutanud, sa kohe võtsid pähe nagu informatsiooni, jah? Saad aru, ma lihtsalt ise tegin spikreid väikseid, sellepärast et mingi teatud jah. kaardid, et päris hästi aru ei saa, et kas on siis naine või mees, mis vanuses ta on, siis ma kirjutasingi, et see on naine ja mingi 25, oota, ma nüüd ei tea, kas on need, noh, vahet pole. aga saad aru, nendes väikestes arkaanides on teatud need sellised numbrid, noh, mis on kahtepidi mõistetavad. kuidas sina, et kas sa õppisid lihtsalt korralikult pähe või siis on see, et kirjutasid ka kuhugi mingeid spikreid? Ma näen, et sul on hästi palju eestikeelseid ka. Ma olen lihtsalt Eesti poodidest käinud neid ka tuhnimas välja endale. et sellepärast on eestikeelseid, on ka inglisekeelseid, mõlemas keeles ma tunnen ennast täiesti vabalt, aga õppimise koha pealt ma ei kirjutanud midagi. Ma ei mäleta küll, et ma noorena oleksin olnud neid tähendusi kirjutanud kuskil endale ümber. Mul oli niimoodi, et ma seda raamatut hästi võtsin endale nagu abiks, aga et seletusi nagu kuidagi siis edastada sellele, kelle ma parasjagu nagu seda ennustust tegin. Aga ühel hetkel ma tundsin, et hakkavad lihtsalt nagu talletuma nagu minusse. Et mida rohkem ma nagu kasutasin ja rohkem nagu tegin, mitte see, et tuubid või õpid, vaid sa nagu juba teed midagi nendega, siis ma tundsin, et ühel hetkel mulle jäid need lihtsalt nagu meelde ja nagu aina rohkem ja rohkem, aga alguses oli küll see, et issand jumal, nagu müntide 6 ja müntide 4. Mis seal vahet on, et see on tõesti alguses nagu hästi selline keerukas ja see süsteem ka on selline, et sulle hakatakse rääkima, sul on see karikad ja siis need sauad, aga siis sul on suur kaart ka number 9, siis on sauad 9. Mitu korda meil on seda number 9, et seda on tõesti, seal on alguses väga nagu võib-olla segadust tekitav, et kus, mis või et mis see tähendab. Aga kui sa tegutsed sellega või sa ikkagi nagu juba nagu tegeled nende kaartidega ja ennustad ja vaikselt nagu proovid ja siis nüüd ühel hetkel ma avastasin, et aga ma ju tean seda, et nad muutusid nagu tuttavaks mulle ja nüüd on niimoodi, et ma näen juba kuskilt kaugelt eemalt mingit kaardinurka ja ma juba saan aru, et nagu selle pildi või selle sümboli järgi ma juba saan aru, mis see on või noh, et nad jäävad sulle ühel hetkel nagu kuidagi süsteemi nagu niimoodi meelde, et nad talletavad nagu ennast ära, aga tähtis ongi võib-olla see järjepidevus, et sa pead ise nagu reaalselt enda käega nagu tegelema nendega, et siis sa talletad need kuskile endale siia kehasse ja aju nagu ära. Siis üks tähelepanek. Tead, kui sa rääkisid oma kaardipakkidest, ma loodan, et sa vaatad pärast seda videot, sa muutusid nii elavaks. Tead, see on umbes niimoodi, et kes on saanud alles endale kas uue kutsika või siis on juba kutsikas 2-3 aastane, sa lendasid seal toas, saad aru, sa ühte pakki, teist pakki, mitte sa ei oleks elav, aga sinus kohe tajus seda energiat ära, et kui selle asja sees sa oled, saad aru. ta on lihtsalt nii võimas tunne oli nagu, noh, nad inimesed kiidavad oma lapsi või näiteks see taim, vaata, kui sul on selja taga ka see taim, et sa kindlasti, et oo, vaata, kui ilus see on, vaata, siis selline action oli sees. Siis mul on veel selline küsimus, et sa räägid ka inimestest, kes sinu poole siis pöörduvad abi saamiseks. kuidas sa neid aitad, kas sul on mingi vastuvõtukoht või siis on online'is enamus asjad, mida sa teed ja nii edasi. vot selliseid asju ka, et kuidas sinuga kontakti ka veel saab, et selles suhtes neid asju ka kõik, et huvitavaks teada. Kõige parem on mulle kirjutada meilile tere@tiiutarot.ee. see on põhikoht. Kui sa kirjutad mulle Facebooki, ma näen seda 3 kuu pärast. Mul ei tule millegipärast need teavitused ja vahepeal ka, et sotsmeedias, kas ta ei saada mulle, midagi seal juhtub ja ma ise ka
ei jõua nagu kogu aeg seal jälgida, seega kõige parem tere@tiiutarot.ee. Seda ma kontrollin ja seal ma sulle vastan, ma luban. Ja et kuskil koha peal ma kellegiga kokku ei saa või siiamaani ka nagu ei ole saanud. Ja ma tean, et paljud tahaksid seda või eelistaksid seda, aga mul ei ole sellist ruumi. Ma hetkel ei ole ka tahtnud endale tekitada. Ma teen online'is neid lugemisi, et inimene saab minult tellida näiteks siis salvestatud video, on see mingi 10 minti, 30 minti, on see pikem, et need salvestatud videos ma filmin selle ära, seal sa näed ainult minu käsi ja kaarte, ja ma siis räägingi iga kaardi sulle lahti, saad vastused enda küsimustele, video saad endale alla laadida, igaveseks endale alles jätta. Ja siis teine variant on videokõne vormis, nii nagu me siin räägime praegu, siuke online kõne, neid ma teen siis Google Meetsis, ja ka saad siis siis me saame kohtuda nagu näost näkku videosilla vahendusel ja saad küsida kõike jooksvalt, võib-olla tekib küsimusi ja sellega on niimoodi, et sihuke tunnikene on hea aeg. Kui tavaliselt, kui inimesed võtavad pool tundi, meil läheb ikka sinna tunni aja peale, sellepärast et sul tekib neid küsimusi veel ja veel ja veel sinna, seal nagu selles videokõnes nagu juurde, et ajalugu on näidanud, et me ei piirdu poole tunniga. Et me võime alustada sellest. aga nii ta läheb, et mul on siis selline online kohtumise variant ka olemas. Et jah, aga hetkel kuskil näost näkku või sellist ruumi teemat või kohtumist ei ole. Mul on mingid mõtted, ideed, et võib-olla teha mingisuguseid koos viibimise õhtuid või taroõhtuid, aga hetkel mul on sihuke ajapuudus, et need ideed, nagu see nimekiri nendel number 8-tel on, see pikk ja lai, eks ole, kõik, mis ma teha tahan elus. Aga ühel hetkel me võib-olla jõuame sinna, kui mingid muud asjad saavad eest ära siis lahendatud ja tehtud. Bravo. Väga hea informatsioon. Kas ma võiksin veidikene näpistada nüüd sellist asja ka, et mina tunnen sind kui tarokaartide lugejana, aga nüüd, kui sa ütlesidki, et sotsiaalmeedias sind on enne seda tarokaarte nähtud või tähendab, et mingi paus on sul olnud, siis sa oled hoopis teise asjaga olnud ja ma olen hästi väike sotsiaalmeedia jälgija. Ja nüüd, kui me saime sinuga sõbraks, siis ma nägingi, et sa oled kuskil hoopis mingites teistes värvides, hoopis teistsugune. Ja kuna sinu edukuse koodis on sellised numbrid nagu 3 ja 2, mis viitavadki sellele, et sa oled väga särav isiksus ja number 2, nii nagu ma ütlesin, kurgutšakrale ja ma sattusin täna hommikul kogemata, no juhuseid ei ole olemas, sellele, kus sa klaveri taga omas köögis, sa veel ütled ka seal videos omas köögis klaveri taga ja laulsid imeilusa laulu. Ehk siis sa kasutad täiega seda kurgutšakrat, et nii tarokaartide lugemises kui ka see, et sa ju laulad, nagu ma aru saan. Kas sa tahaksid sellest ka veitsa meile rääkida? Mina olen küll väga põnevil selles suhtes, et see on, mina ei teadnud, et sina teed midagi sellist ka. Ma ikka pidin tükk aega vaatama, kas sa oled sina. Jah, see on minu eelmine elu, kus ma siis selles muusika ja meelelahutusmaailmas rohkem olin ja ma olen nüüd naasmas tagasi sinna. Me rääkisime sinuga siin ühel hetkel sellest eelmise aasta juulikuust, et sealt see muusika siis uuesti nagu tõusis fööniksina tuhast. Ja seda fööniksi juttu oli väga palju ka tollel ajal. Aga enne kui ma tegelesin tarodega, circa 7 aastat ma olin hästi selline muusikamaailmas. Ma olin raadiosaatejuht, ma juhtisin otsesaadet ja mul oli selline nagu soovisaade, kus me rääkisime hästi palju inimestega ja kurgutšakra seal mul ka ikkagi oli töös, et tundide viisi ikka seda bla 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 ja enda hääle kõlavist mulle väga meeldib kuulda, et nii see oli. Ja muusika juurde ma sattusin hästi kogemata, kuidagi tuttavate kaudu sattusin esinema ühele suurele festivalile ja sealt minu muusikakarjäär siis alguse nagu sai. Ja ma töötasin ennast niimoodi üles, et tegime lugusid, käisime esinemas ja lõpuks jõudsin Eesti Laulule, olin seal, et see oli sellel aastal, kui võitis Elina Netšajeva oma selle ooperilauluga, et siis olin mina ka seal Eesti Laulul, ehk siis nagu kuskilt tühja koha pealt tulin, nägin ja võitsin, et esinesime festivalidel Eestis, Lätis, Leedus, positiivusele saime kutse ja et ma olen hästi palju nagu olnud inimeste silme ees, nii laval kui ka saadetes ja telesaadetes ja raadiosaadetes igal pool nagu olnud. Et tollel
hetkel oli see minu nagu elevus ja minu rõõm, et ma väga nagu tahtsin saada selleks, sest kui ma olin väike laps, võib-olla mingi 9-aastane, 10-aastane, siis ma tahtsin saada Spice Girlsiks. Oh. et see oli mu lemmikbänd ja mul oli see plaat ja siis vanasti oli need CD-plaadi mängija, vaata mingisugused asjad onju. et meil ei olnud Spotify'd ja meil ei olnud ka Youtube'i tollel hetkel, et ja siis ma kuulasin seda Spice Girlsi, et ma siis esinesin oma toas ja ma kujutasin ette, kuidas ma olen seal bändis ja seal laval ja see oli nagu minu suurim rõõm. ja siis enda vanemate ja nende sõprade ja naabrite õuduseks me ka korraldasime või noh, minu soovil siis neid kontserte kaasa. et mulle nii meeldis nagu ette kujutada, et ma tulen sealt lava tagant välja ja siis mul oli mingi see deodoranti purk oli nagu mikrofon, et siis ma nagu esinesin seal neile. et see on see kurgutšakra, vaata, see on see, mina näen seda rohkem nagu number 3 ja number 3 on minu jaoks kunstid ja kommunikatsioon, et on nagu kaks asja, mis mul haakavad sellega hästi. ja mulle see nagu väga meeldis ja noh, ma vist mingil määral siis tõmbasin selle enda ellu või manifesteerisin selle, et ma tahangi nagu selles muusikamaailmas nagu rohkem olla. ja olin väga pikalt. ja see oli selles suhtes nagu korralik elu, nagu sa esined palju, aga sa saad ka kriitikat palju ja sul on seda nagu toredaid hetki, kordaminekuid ja sul on sellist ilkumist sinu kallal, sinu keha kallal ja sinu välimuse ja sa oled üldse saamatu ja kole ja mine minema ja ära üldse tee. vaata see nagu noh, me kõik oleme neid Delfi kommentaare siis on ju lugenud. et ja või et nagu ette sattunud kuskil Facebookis need negatiivsed need kommentaarid, et inimestele meeldib hästi ilkuda ja see oli ka selline nagu korralik nagu õppetund. et ja me just rääkisime üleeile ka sellest ühe inimesega, et need põhilaused, mis sulle öeldakse, et kui sa ütled, et nagu, et miks te nagu halvustate mind, ma teen lihtsalt oma nagu muusikat, ma tahan luua, eks ole, ma teen kunsti ja ilgelt hakatakse pihta, et sa oled kole ja rõve ja tõmba oksa ennast ja see õudne onju. ja siis me nagu rääkisime sellest, et kui sa väljendad nagu seda, et see mõjub mulle raskelt, et te mulle niimoodi ütlete, siis põhilaused, mis sulle öeldakse, on, et kasvata endale paks nahk, number 1 ja number 2, ise sa ju tahtsid kuulsaks saada. onju. et need on siuksed põhilaused ja siis ma nagu mõtlesin, et ma ei peaks kasvatama endale paksu nahka, ma ei taha kasvatada endale mingeid kaitsekihte, ma tahan olla pehme ja avatud ja nagu siiras ja ma tahan tunda nagu tundeid, mitte nagu et see ei mõjuta mind või noh, mitte olla nagu selle kaitse mingi kihi või et mulli sees. ja siis ma õppisingi väga palju nutma ja väga palju nagu kuidagi nagu, et kuidas ma nagu psühholoogiliselt nagu ennast aitan vaata selles nagu olukorras, et ma teen midagi, mis on minu dream come true, ma olengi see Spice Girl on ju seal laval ja ma saan niimoodi nagu heiti, et no muidugi ka toredaid nagu inimesi, et see oli selline suht nagu kompott meil seal koos onju, et väga nagu korralik õppetund. nagu selles suhtes, et kuidas jääda endale kindlaks, enda kunstile kindlaks, enda nagu, et ja siis minnagi ikkagi läbi ja minnagi sinna lavale ja tehagi nagu edasi ja sihuke, et korralikult õpetas jah, et ja sellest kurgutšakrast rääkides sa ütlesid, et see number 2 rohkem, et või et 2 ja 3, et mulle väga meeldib kunst, mulle meeldib muusika, mulle meeldib lugeda palju, väiksena ma lugesin hästi-hästi nagu palju, mulle meeldis kirjutada, mu lemmiktund oli, kus sai kirjandit kirjutada, hästi, et see loome nagu töö või see, et see loomingulisus, kuna minu lemmiknumbrid on 3 ja 8, sest 8-st me rääkisime, aga 3 on ka ju minu üks nagu sihuke suur lemmik, et ma näengi, et number 3 minu jaoks on selline väga lõbus ja särav ja loominguline ja et ma kuidagi tunnen ka ennast nagu selles väga ära, et see on ka üks minu nagu see siis külg, et kui me siia numbrimaailma, sinu Youtube'i siia numbrimaailma nüüd niimoodi tagasi tuleme. ja kusjuures 3 ongi tõepoolest selline hästi suur loomingulisus ja loovus ja kõik muud asjad ja see tuleb tegelikult sinu sünnipäevast, nii et see ongi üldse number 1 number sinu selles jadas, mis on, nii et tunnedki väga õigesti kala vees. ja muidugi, mis 3 tähendab ka natukene sellist teist asja, et Nii. tal on, noh, minul on 3 on näiteks teise koha peal, et see on see, et kas töö või perekond.
ja seal on tihtipeale sellist nagu kahe mehe saag, kuhu poole rohkem sikutab. et kui oled rohkem tööd teed, siis nagu kannatab see, et kurjam, aga mul nagu ei olegi nagu, mind ei olegi nagu kodus või mind ei ole seal pereelus piisavalt palju või siis mida iganes. ma ei taha nagu isiklikuks minna, aga samas on see, et see on minu meelest on kuni surmani kogu aeg see tasakaalu leidmine nagu seal, et aga stabiilsust või ja mis on õige, seda mina ei tea, aga numeroloogina ütlen seda, et vähemalt kui teil on 3, siis palun rääkige välja, näidake välja, vehkige kätega, olge normaalsed, jagage oma asju, et ärge jätke jumala eest seda kõike lihtsalt kuhugi, ma ei tea, oma koerale ja elukaaslasele ainult, et ei tohi seda teha, see on üks kõige suuremaid kuritegusid. aga tead mis, ma kuulasin kõrvad kikkis seda, et sa rääkisid, sa olid seal, tegid seda, sa oled nüüd ju jälle pildis, seepärast et mina ju sinu seda eelmist asja ei näinud, on ju, neid asju ja isegi Eurovisiooni ma arvan, et ma siis äkki vaatasin, aga minu teleka vaatamine on väga väike, olnud mingisugune äkki ka 10 aastat, mul on telekas, aga see on tavaliselt musta värvi ja siis inimesed imestavad, miks see seal on, ma ütlesin, no sellepärast, et kunagi vaadati rohkem. et aga vot nii ka ja siis ma hakkasin mõtlema seda, numeroloogiliselt iga nagu mingisugune elutsükkel liigub meil 9 aasta tsüklilisusega ja mõtlesin, kui sa oled 6 aastat olnud taromaailmas ja nüüd sa oled uuesti muusikamaailmas. ma ei tea, täitsa lampi lihtsalt kuulasin sind ja mõtlesin, et vaata, sa ütlesid ka, et sa nüüd vaikselt jälle oled alustanud seda, see fööniks tõusis nagu tuhast, eks ju, ja siis sa ei peagi praegu vastama, sa võid seda pärast seda meie vestlust ka nagu mõelda ja natukene keerutada neid aastaid tagasi. et millal sa siis uuesti olid nagu, millal sul oli see etapp, kui sa nagu tulid, et võib-olla juhtumisi ongi see nii, et 9 aastat tagasi sest tavaliselt pange ka tähele, inimesed, et me kogu aeg nagu oleme oravad rattas, ainult see sõltub, et see meie arengutase, meie energiatase ja meie sagedus, kus kohas me oleme, et kui me 20-aastaselt olime kuskil siin, on ju, loodetavasti me kõik areneme ju kogu aeg, siis kui jälle 9. tsükkel käib ära, on ju, siis et me uuel tasandil, aga mingid asjad on samad, mida me teeme, lihtsalt inimesed on teised, keskkonnad on teised sest kui me oleme number 9 selle 9. ringi peal, ütleme siis 9 aasta peal selles oravaratas, seal ongi 9 aastat 1-9, siis tavaliselt meil mingid valed inimesed kaovad, mingid valed etapid kaovad, mingid projektid jäävad ära selleks, et tuleks jälle uus. ühesõnaga, ma rääkisin nii palju, et suu on vahus kohe. et ega sa isegi ei pea midagi vastama või võid vastata ka näiteks. ja me ei olemegi sinuga suured rääkijad aga ma jah, selle tagasituleku, et sa ütlesid ka, et mitte ainult varem ma ju ei teinud, vaid nüüd on ka mingid uued need videod või need klaveri. mul on see klaveriga köögis, see Tiiu köök selline, et ja ma olen nüüd tagasi tulemas, mul tuli siin aasta alguses üks lugu välja, võib-olla kes on kuulnud, kes ei ole, selle nimi on Kell on 3 öösel ja nüüd mul tuleb 1. aprill see ei ole nali, 1. aprill siis tuleb uus lugu ja järgmine tuleb juba mai lõpupoole on planeeritud, et mul nüüd, ma olen ikkagi tagasi sellesse muusikalainesse nagu saanud. Ja mul on need valmimas nüüd lood ja nad tulevad ja plaan on nagu selles suhtes paigas. Ja ma tahangi nüüd nagu seda teha, et see switch toimus 2025 aasta juulikuus ja nüüd te saategi teada, et lugudega ja muusikaga on niimoodi, et see ei ole niimoodi, et sa täna kirjutad loo ja homme see on väljas. Sinna käib väga palju planeerimist, sinna käib väga palju, et kuidas seda Spotify'sse saada ja et see on nagu siuke journey, et see ei teki nagu kunagi üleöö ja mul läkski juulikuust alustasin, siis esimene sai nagu täiesti niimoodi valmis produktina üles pandud ju jaanuaris. Et see eeltööd on nagu palju ja seda, et kuidas ja seda planeerimist ja kuna sa oled loomeinimene, siis sa kuulad oma lugu, sa mõtled, issand jumal, see on nii horrible, me peame kõik ümber tegema, seda on ka seal, on ju. Ja, aga nüüd mul on see kuidagi paika loksunud ja mul oli siuke valik, et kas ma alustan eelmisel aastal, näete lugude välja laskmisega sügisel, punnitan juba nagu kiirustan esimesed välja, aga siis ma otsustasin, et ei, mul tuleb see uus aasta, 2026 ja siis ma valisingi sellise kuupäeva, et see oli kuu loomine Kalju Kitses ja mul on kuu Kalju Kitses 18. jaanuar oli see ja siis ma hästi valisin meelega selle kuupäeva ja 18 on siis tarokaart kuu ja selle loo üks põhiline karakter on kuu
kellega tüdruk räägib ja ta vestleb selles kuus, et ta vaatab öösel aknast välja, und ei tule ja ta räägib kuuga, et sellest see nagu lugu räägib, et ma sidusin selle kõik nagu omavahel siis ära. Et vot selline lugu, et kes tahab siis kuulata, siis nüüd on see artisti nimi ongi nagu Tiiu. okei. Või siis minu nagu see Instagrami konto on Roosa Gangster, sest mulle meeldib roosa, hurraa, terve mu korter on ka roosa. Et kes siis tahab vaadata neid muusikaasju rohkem, siis seda saab siis sealt teha. Rohkem reklaami ei tee omad, saame edasi liikuda. Ja selles suhtes ikkagi minu meelest on nii huvitav, mida ma jälle tahan ütelda, et me ei teegi ju ainult ühte asja, nii nagu näiteks võtame tavaline naine, siis mida tavaliselt naine teeb, on ju mehed ka teevad neid asju, aga siiski ikkagi naistele on omane see, et ühe käega ta seal räägib juttu, teine käsi seal peseb nõusid, mingisugune kolmas asi teeb juba, kolmas asi, ma ei tea, kolmas käsi, seda me oleme nii multifunktsionaalsed ja eriti näiteks ka seda, et kui ma nüüd jällegi siin numbreid vaatan, siis sinus on nagu kõike, väga palju sellist loomingulisust, tegelikult on selline strateegiline, logistiline mõtlemine ka, mis tuleb siis number 8-st ja mis tuleb number 4-st siit edukuse koodist ja see tohutu töö rassimine ja eriti see, et kui sa oled endale lubaduse andnud, siis 0-4 sa seda nagu mitte kunagi ei murra. et see, et selline, nii nagu sa ütlesidki, et sa oled õppinud ka, et peab puhkama, peab endale rahu andma, aga ma ei tea, kas oled sinnani ka lõpuks jõudnud, et millal on sul puhkepäev, ei ole. Ma arvasin, et sa hakkad kohe valetama mulle midagi ma tean seda tunnet, mul on ka 8 aasta lõpus, no ikka jube raske. No on küll ja ei suuda puhata, kui oled isegi puhkusel, sunnid ennast puhkusele minema, siis ikka su aju hakkab, see ketas hakkab niimoodi trrr, ja siis hakkavad uued ideed ja siis ma tahan seda teha, siis kui ma puhkuselt tagasi tulen, siis ma teen seda ja siis läheb jälle samamoodi, et nii ta on, aga mind üllatab see number 4 tegelikult, sa ütled, et see on see minu edukuse kood, et ma ei tunne nagu, et ma oleksin väga number 4, mis on nagu võib-olla ka paljud, kes on sinu kanalile, kes neid numbreid või enda koodi nagu vaatavad. Kas sul on olnud või et äkki teie saate vastata ka, et kas on olnud sellist tunnet, et sa saad mingi numbri ja sa tunned võib-olla vastumeelsust selle vastu, et kas see tähendab, et siis sa pead midagi ära lahendama selle numbriga seoses? No vaata, need tulevad, väga hea küsimus, et need tulevad sinu sünnipäevast, kuust ja aastast, igal numbril on oma tähendus. See 3 tuleb sinu sünnipäevast, see teine number 9 tuleb sinu kuust, on ju, 3. number tuleb sinu aastast ja siis 4. number on sinu elude number. Ja siis see 5. number tegelikult on see nagu viisnurk ja viisnurga kõik nagu need otsad või mis nad on. Ja see 4 tegelikult näitab siis sinu tervise kolmnurga tippu siis sünnikaardis. Ja see tuleb siis sellest, kui sa liidad kõik need eelmised 4 kokku. Ja aga mis me vaatame nüüd nagu edukuse koodi baasil siis või selle näol siis see, et kuidas sul on suhe, ma ütleksin 4 suhtes, et kuidas sul on suhe olnud oma isaga, kui sa oled sellega saanud kõik asjad jonksu oma südames, eks ju, siis see, et kuidas sul on üldse suhe meesterahvastega, kuidas sul on üldse, saad aru, kuidas see asi käib, kas seal on mingi vajaka asju, seepärast et see 4 ei tulnud sinna juhuslikult ja see alati tuleb midagi kõnetama sulle, samas oleks hästi hea jällegi vaadata. Kurja, ma mõtlen, et tegelikult huvi pärast ükskord ma tahakski need tarokaardid, et oleks mul kõrval ja ma hakkan vaatama, mis asi on number 4. Number 4 on meestekaart, keiser. Keiser tuli mul täna seal, otsin ta siit üles, ta just oli mul siin kaardipakki peal. See oli see esimene, mis sa näitasid, on ju? Ja, et keiser tuli täna seal päeva energiates ka, kes ei tea, ma alati võtan need 2 kaarti, nagu sinna tuli saude kuus ja keiser täna. Number 4, siis on keiser. Keiser on kõige mehelikum ja maskuliinsem nagu energia või tähendusega kaart siis kaardipakis. Ja keiser räägibki meie isast ja keiser räägib ka meie suhetest nagu meestega, ka paarisuhetes, aga keiser, siin ta istub oma, kohe ma räägin seda kaarti ka. Ta istub oma, aga troon on milline tugev, kindel, paigal, rauast, kivist, number 4, konkreetne, et ta istub nii tugevalt seal, kuskile ta ei vaju, ta teab, kes ta on, vaata see on nagu see keisri energia, on ju. Ja see on keiser, see on huvitav kaart. Ta lisaks sellele, et on nagu mees ja isa ja meie meespool ja võib-olla ka see maskuliinne pool meis endas, keiser on ka äri ja raha ja töö.
ja Keiser on rohkem seotud ettevõtlusega, mitte nagu palgatööga. Ta võib mõnikord palgatööl ta rohkem nagu meie ülemus võtta või et ta on nagu liidrite nagu kaart, sest keegi talle vaata küll ei tule ütlema, kuidas tema teeb ja mis ta teeb, onju. Keiser ei lase endale nagu öelda. Aga ta on rohkem kui seotud, et kui see tuleb sul välja näiteks töös, karjääris või et see on rohkem nagu sihuke enda asja tegemine või ettevõtlusele nagu minek. Ja et võib-olla ka sihuke enda elus ohjade haaramine või peale kaost enda elu korda saamine, korda tegemine. Keiser on kord, reeglid, raamid, distsipliin, kõik, mida number 4 minu jaoks ka kusjuures intuitiivselt tähendab. Aga tead, ma ütlen, et miks ma tunnen mõnikord number 4 vastu nagu vastumeelsust, on need piirid ahistavad mind. Et mul on tunne, et see on nii raamitletud ja jäik nagu, aga ma ei taha selles jäigas kastis kinni olla. Et vaata, sellepärast ma ütlen, et number 4 on nagu minu jaoks nagu see tore number, aga see häirib mind kohati. Et see raamitletus ja Keiser räägib, Keiser on kõik kontrolli all alati. Aga kui me elame kogu aeg selle kontrolli ja piiri ja raami sees, millal me areneme või kuhu, nagu, et meil ei ole midagi uut, eks ole, et me oleme kogu aeg selle nagu sees. Keiser oskab sul korda teha ja üles ehitada, aga temas puudub see nagu kaose nagu efekt või et ennast ka vabaks nagu lasta. Et vot selline huvitav kaart meil. See on väga hea, et sa selle kaardi praegu niimoodi näitasid, sest praktiliselt sa rääkisid nüüd selle kõva häälega välja, kuidas see kaart sinus ka toimib, et see number 4, sest tegelikult sinus on need olemas, kui ma vaatan sinu edukuse koodi, siis siin see näiteks number 8 ja 4, 8 on seal keskel ka, nagu ma ütlesin, siis see viitab konkreetselt sellele, et sa pead olema ettevõtja, et kui sina kellegi all töötad, siis sul muutub see ahistavaks, selline nagu sa tahad vabadust, nagu sa tahad ise organiseerida, sa hakkad hästi kähku nägema kuskil ettevõtetes mingeid logisevaid paiku ja sa arvatavasti sa oled elus seda kogenud ja sa oledki tegelikult ju ettevõtja, eks ju? Jep, nii on. Vabakutseline, jah, nii on. Aga see 4 ju seda viitabki, sa ütlesidki nii kihvtilt mulle seda, et just, et see 4 tähendab seda ettevõtlikkust ja ka raha ja sinul on 8 ja 4, need on praktiliselt sellised käsikäes. See, et ise pood ja lased ja ma ei tea, mis asjad need seal kõik olid selles ütluses. Et aga see ei tähenda, et sa oleksid nagu mehelik, aga sinu sees on ju väga struktuurne süsteem, logistiline mõtlemine. Kui me hakkasime sinuga videot tegema, siis me natuke leppisime ka kokku, kui pikalt me seda teeme, kuhu kohta me nagu oleme, sest mul on ka väga strateegiline, mul 4 ei ole, aga minul on väga maskuliinsed numbrid. Sinul on number 2, mis päästab ära sinu edukuse koodi, et seal on väike naiselik number olemas, et siis mis on numeroloogiliselt naiselikud, on siis number 2 ja number 6 ja sul on 2 olemas. Ja ma ütlen tegelikult see 3 on ka nõksu selline, kuna see on nii loominguline, et näiteks mees, kellel, kui mehe edukuse koodis on 3-sid palju, siis ma ütleksin, et ta on natuke selline pehmekene. Ja nagu ta on keisrinna, vaata siis tarokaartide mõttes. No vot, ära muretse, see 4 on täitsa okei, see sobib minu meelest nüüd, kui nii palju, kui mina sind juba tunnen, ma ütlen, sul on see 4 täiesti olemas. Super. Hea teada. Nii et kes kommenteerige ka tõepoolest siia, nagu Tiiu ütleski, et kui te tunnete, et see number nagu ei ole sinu number, aga vaata, kui hakata lahti seletama, nii nagu sinagi oma kaardiga praegu seletasid tegelikult praktiliselt iseendale lahti, siis küll sa saad ikka aru küll, et kurjam on ikka küll mul seda asja, et selline väike jäärapea, ma ütleks 4 on isegi selline jäärapea, et ma ei taha kergelt nagu lahti lasta seda oma mõtet, et mis asja, et ei ole nii. Nii nagu mina ütlen ja sinu puhul ma arvan, et on kindlasti see, et on ikka nii nagu mina ütlen ja mina otsustan, et see on ikkagi niimoodi, vaata, tulen või ei tule. Okei. Mul tekkis lihtsalt emotsioonid tulid praegu ülesse. Las need tulevad. Lasen need välja. Ma lasen nad välja selles suhtes, et tead, mis ma tahtsin küsida, tegelikult mõtted läksid natukene laiali, aga seoses tarokaartidega, et ega sa neid tarokaarte nüüd maha siis ei jäta, kui sa siin loomingulisusega tegeled, et mina olen ikka sinu täielik fänn, nii et ma ootan su videoid kogu aeg, et jätkad sa ikka normaalselt kõik seda taroasjade, taromaailmat, et lihtsalt nüüd see laulmine tuleb sul kõrvale või on kõrval? Hetkel ma ütlen sulle ausalt, mina kui suur ennustaja, ma ei tea. Ja esimest korda elus tundub nagu põnev, et ma ei tea. Nagu, et ma lasen ennast natukene vabamaks. Tarosid ma ei jäta, aga suurtrükkitähtedega, aga ma kindlasti sellisel kujul, nagu ma neid praegu olen 6 aastat teinud, ma tõenäoliselt igavesti ei tee.
Mm. et sellepärast ma tunnengi vist ka suurt tõmmet nagu selle õpetamise poole praegu või selle kursuse loomise poole. Ma õpetan need uued välja, siis teie teete edasi et mul on tunne, et ma tahan selle nagu endast kuidagi edasi nagu anda või kinkida, aga mul võib-olla ühel hetkel ma nagu sellisel kujul, kas on see YouTube või nende isiklikud lugemised kuidagi, et kuidas mul praegu on üles ehitatud, see on minu jaoks siiamaani väga ilusasti orgaaniliselt nagu toiminud, on ju. Ma olen selle vooluga läinud kaasa. Ma tunnen, et vool muudab suunda. Ja mul on natukene põnev nagu mitte ette teada, kuhu see vool nagu läheb. Ma ise ka nagu, ma ei taha nagu vaadata ega ei taha teada. See on selline elavuse hetk nagu siis ka. Ja ma vaatangi, kuidas muusika voolab, kuidas tarod voolavad, kuidas nad omavahel kahekesi koos hakkama saavad. Ja üks väga suur faktor on kindlasti aeg, et no nii, mõnikord on tunne, et ideid on palju, aega on väga vähe ja aga mind on ainult üks et kuidas ja kui palju ma nagu ajaliselt siis jõuan teha. Üldiselt selline vastus, et see on võib-olla minul selle 8 ja 4 inimesena on ka tore nagu kogeda, et ei olegi plaani praegu ja siis ma nagu õpingi ennast vabaks nagu kuidagi laskma. See on tegelikult nii kihvt kuulda. Number, Tahtsid rääkida? sorry, number 21 maailm, kaardipaki viimane kaart. Nii nagu ma seda ütlesin, kaardipaki pooleks tegin, võtan selle, vaata kaardipakk on niimoodi, nägu on allpool ja ma tavaliselt võtan ta nagu pooleks, et ma võtan nagu pool siis ülesse. Nii nagu ma seda ütlesin, siis kaardipaki viimane kaart, maailm, 21 minu sünnikuupäev, 21 on siis siin väljas, et maailm tähendabki vana tsükli lõppu ja uue nagu algust, et me olemegi vanasid otsasid nagu kokku tõmbamas vaikselt ja uude nagu tsüklisse astumas, aga see ei ole see nagu raske töö või raske hetk selles maailmakaardis. Maailmakaart on see, kui sul on tehtud eksamid, kontrolltööd tehtud, hinded on kätte saadud, asi on lukku löödud ja sa lähed võtad seal pidulikul aktusel oma diplomi vastu. Et see on nagu selline nagu maailm on alati siuke pidulik hetk, aga maailm tähendab ka laienemist ja piiride laiendamist. Ta on nagu väga selline rahvusvaheline, international, uued inimesed, uued teemad, eks ole, et ta nagu avardub väga palju. Ja siis tuleb maailmale järgi kaardipaki esimene kaart number 0, narr ja siis, kes hüppab siis pea ees tundmatusse vette ja nii nagu ma just ütlesin, ma ei tea, mis saama hakkab, narr ka ei tea, mis saama hakkab. Et see ongi narri nagu point. Ta peab hüppama vette ja siis ta saab teada, et kus ta nüüd siis ujub. Et päris huvitav. On huvitav ja samas on see huvitav, et praegu tuli just see sinu kaart välja. Et see 21, et see on nagu kummaline. Mul tegelikult tekkis üks selline huvitav nüüd, kuidas ma ütlen, paralleel, et vaata, mitte taro, numeroloogias on 22 kaarti. 22 numbrit, vaata nüüd me oleme kaardimaailmas, nüüd ma räägin kaartidest. Ja siis 22 tegelikult sümboliseerib narri. Et kuhu maani siis suured arkaanid tegelikult jooksevad, mis numbrini? Need on 22 tükki kokku. 0 on narr, on ju? No tegelikult on, minu tunnetus on see, ma ei ütle, et tegelikult on nii, vaata, ma ei raiu sulle, et mis on õige või vale, et see iga inimene ise tunnetab, et kuidas see temaga nagu räägib või kuidas see taro tema jaoks on. Taro suur arkaan, need 21 kaarti 1-st 21-ni. Maagist, maag on kaart number 1, kuni 21 on see maailm, on ju. Need on 3 korda 7. 7, 7, 7 on kokku 21. See on niimoodi üles ehitatud. Esimene seitsmik on see, nagu sa oled alles lapse õppida. Teine seitsmik, sa lähed hästi sügavale, seal hakkavad need tornid ja õudused tulema või et see on nagu lõpupoole või selle nagu pöördepunktil. Ja siis see viimane seitsmik on ka nagu selline valgustumine, et peale torni tuleb ju täht ja siis nagu valgustumine. Ja see, nii nagu kunagi see salapühitsetud tee, taro on üles ehitatud. Narr on siis see õpipoiss, see rumalukene, see lollikene, kes sinna pea ees läheb ja siis hakkab omal nahal nagu õppima ja see on üles ehitatud, et tegelikult need põhikaardid on 1-st 21-ni, 7, 7, 7
ja narr on see, kes seob ära alguse ja lõpu. Narr on kaart number 0. 0 tegelikult ei ole number matemaatikas, on ju üldse. 0, nagu kui sa korrutad nulliga, siis on ikka nagu blablabla, on ju. Et narr tegelikult ei eksisteeri selle süsteemi sees, vaid narr on nagu see, kes on alguses ja lõpus korraga, et taro ei ole punktist A punkti B, vaid taro on ring, see on rotta, see on roteeruma, eks ole. Ja need tarokaardid, need 777 asetsevad ringis, nagu õnneratas on meil ringis. Ja narr on see algus ja lõpupunkt. Et nagu tema seob siis selle algus ja lõpu omavahel ära. Ja ta eksisteerib sellest ringist väljast. Tema ei ole osa sellest nagu sellest süsteemist. Kui ma nüüd seletan kuidagi. Ja, ma sain väga-väga hästi aru. Selles suhtes Okay. väga hästi. Mina sain väga hästi praegu aru. Seepärast, et numeroloogiliselt arvestataksegi niimoodi, et see hakkab number 1-st ja 22-ni. Ehk siis esimene on see maag ja 22 on narr. Et nagu ma praegu nagu tarokaartide suhtes nagu seda võtan. Ja kuna need tähendused on ka üsna sinna sarnased, et mul käis ka siin üks tarokaartide lugeja ja me tegime natuke soome keel pätkib, mu mees liigub siin akna taga, kes vahepeal näeb, siis ma ei tea, millega pärast mõtlen. Ta mõtleb mu peale, et ei tea, kui kaua see kestab veel. No vot, ja, aga see selleks, et väga huvitav. Üldse see, kuidas sa praegu rääkisid tarokaartidest, oli hästi huvitav. Just, et see on nagu ringis ja siis 7 tsüklit või 7 kaardi kaupa ja siis see, et kuidas see sümboliseerib. Ma pole niimoodi kunagi mõelnud. Ja samas on see, et kui mina räägin numeroloogia maailmas, et on 9 aasta järgi, ehk siis see lihtne numeroloogia räägib 1-9-ni. Ja mult on küsitud ka, et aga miks mitte 7 aasta tagant ei kordu see? Vot ma ei oska ütelda, numeroloogiaid on ka vaata palju, nii nagu sa ütlesid, sul on mingi 30 tarokaartide versiooni on ju kodus või sul olid oraakikaardid või mingid asjad ka veel. Aga neid versioone on nii palju, nii nagu sa ütlesid, et üks kunstnik teeb oma kritseldused, aga ta lähtub kuidagi sealt, on ju, ja tähendus on täpselt nii, nagu sa tunnetad seda. Numeroloogias täpselt sama. Minu tõde või minu välja räägitu ei ole absoluutne tõde, et see on nagu, tegelikult on vahva, et sa koolitad neid uusi tarolooge nii nimetatud, sest nemad ju alles on pesamunad, kaaskulgejad, oli niimoodi või? Kaasteelised. Kaasteelised, no näed. Et samas on nagu hästi kihvt, aga tead, ma tahaksin Tiiuse käest veel küsida, kui palju sa iseendale kaarte loed või paned või kuidas ma nagu seda küsin, kas iga hommiku või siis, kui on keerulised momendid või sa rohkem kasutad oma intuitsiooni? Selle kohta ma alati vastan nii, et palju õnne kõigile, kes suudavad endale ennustada. Tublid, olete õnnega koos. Mina väga suhteliselt halvasti saan aru, kui ma endale midagi üritan neid kaarte nagu panna või et nende järgi siis minna. Ja see pidi olema suhteliselt tavaline nendel tarokaardi lugejatel, et kui sa õpid ja sa hakkad endale ennustama, arvesta, et sa ei saa mitte midagi aru. Sa pead teistele inimestele siis ennustama, et niimoodi see hakkab sul paremini toimima. See on normaalne, et sa ei saa ise endale ennustades aru ja see keegi kirjeldas seda kunagi niimoodi, et see on nagu südamekirurg, kes teeb operatsiooni ise endale. Et see on nagu kuidagi, sa midagi nagu näed või mõikad, aga nagu sa näed kuidagi vale nurga alt või sul ei ole nagu seda täielikku ligipääs. Et sellepärast me oleme loodud siin maailmas koostööd tegema, et mina küsin sinult, et ütle numbrite keeles mulle, mis mul elus toimub, mul on mingi jama ja siis või keegi tuleb minule, et ütle läbi tarod, et mis mul toimub. Et me peame teineteisele tagasi nagu peegeldama seda, et niimoodi see toimub nagu kõige paremini minu meelest seda taro. Endale ma mõnikord ennustan, mõnikord, kui ma võtangi need päevaenergiat, et sellised lahedad kaardid, see võiks minu elu seda nagu tähendada. Mõnikord nagu seda, kui on mingid teemad, jah, ma võtan need tarokaarte nagu ka. Et tead, ma ütlen ausalt, mul endal see sisetunne on nagu hästi nagu tugev. Ma kohe nagu tunnen ära, mis ma tegema pean, mis mitte. Mõnikord tarokaardid kinnitavad üle, et jah, sa teed õiget otsust, tulevad nagu välja. Ma tihti küsin ka niimoodi, et õiget pidi jah, tagurpidi ei, vaata, et tegelikult jah ja ei küsimused ei ole väga head taros, aga mõnikord, kui sa tahadki jah ja ei vastust, ütlen, et võtad kaardi välja, et kui tuleb õiget pidi, see on jah, tagurpidi. Igasugused sellised asju olen ka nagu teinud. Mõnikord nad kinnitavad üle mu sisetunde ja mõnikord nad ajavad mul pea rohkem sassi. Et selles suhtes, et siis tuleb nagu kuidagi kõrvale panna need ja ise ikkagi nagu okei, ma proovin siis vähemalt midagi nagu ära või et muuda nagu midagi. Ja siis see teine küsimus on ka, et kui tihti ma tohin nagu tarodelt küsida nagu midagi, et kas sama
küsimust tohib nagu mitu korda küsida, onju. ja ma ütlen sulle niimoodi, kui sa tahad, et sul on nagu sulle meeldib üks poiss, ta on nii ilus ja sa tahad iga päev küsida, kas ma nüüd meeldin talle, onju. et või igasuguseid asju, onju, ja siis inimesed küsivad taralt ja siis jumala eest rumalat küsimust ei ole olemas, onju. aga, et kas tohib mitu korda sama küsimust küsida? mina vastan selle niimoodi, tohib siis, kui sa ise vahepeal midagi muudad. kui sa mitte midagi ei muuda, sa istud samamoodi ja vahid aknast välja, siis mitte midagi ei muutu niikuinii nendest Taro vastustest. Sa võid 10 erinevat kaarti saada, aga lõpptulemus on ikka nagu sama, onju. et nad lõpuks ei saa sulle midagi rääkida, sa ise ei tee mitte midagi. kui sa midagi muudad vahepeal, lähed välja, suhtled, teed midagi, muudad midagi, võtad endale uued mingid hobid, tutvud uute inimestega, midagi nagu vahepeal switch'id või muudad, kasvõi enda mõttemaailmas, teed endaga nagu tööd, et see ei pea olema mingi väline tegevus. kui sa oled midagi muutnud, siis sa võid sedasama teemat uuesti nagu küsida või siis puudutada. Vot niimoodi. See oli nii mõnus tähelepanek selles suhtes, et see südameoperatsioon. Ma mäletan ise ka ja see oli nii huvitav. ma mäletan jälle seda oma teekonda, kui ma vaatasin tarokaarte ja siis ma mõtlesin, kuidas nad ikkagi meelde jäävad ja ma mäletan seda, et kui alguses ka oma lähedastele tegin oma täiskasvanud pojale ja siit muidugi küsimus, kas üldse, kui vanalt võib ennustada, et kui vana see inimene siis peaks olema või võiks olla ja kas näiteks rasedatele võib ennustada ja nii edasi. Ma ei tea, kas on mingeid kriteeriumeid, kellele ei või ennustada? Lastele tavaliselt kaarte ei loeta, nagu a la beebi või sündimata laps või laste, et nad on noored. Ma ütleksin, et kui tal hakkab enda nagu siuke vanus 16+, siis tal on enda mingisugune teekond ja isiksus ja küpsemine nagu tekkinud. Ja siis saab nagu ennustada ka niimoodi, et mis tal siis elus tulema hakkab või et mis otsuseid ta nüüd ette peab hakkama võtma. Enne seda, eriti kui on väike laps või beebi või selline pisike laps, siis tuleb välja sul valge kaart ja maailm, need võivad tähendada kõike. Et põhimõtteliselt nagu sündinud hing on nii vaba ja üldse tänapäeval me sünnime aina vähema nagu karmaga, aina nagu suuremate ja vabamate eluvalikutega, et selle lapse hing võib teha nagu kõike. Ja siis Taro laiutab sulle käsi. Ma ei tea, vaata, et mis saama hakkab. Saab küll nagu teatud nagu iseloomujooni või isiksuse jooni hakata nagu lastel alates, kui nad on mingi pubekad ja 15, 16, 17, et siis hakkab mingi isiksused ja siis hakkab nagu välja kujunema see, et kes tast saab või kes ta nagu on ja mis ta siin elus nagu tegema hakkab, onju. Ja siis saab hakata konkreetsemalt nagu ennustama. Et jah, selline vastus. Rasedatele saab ikkagi panna, sul mitte midagi sellest ei juhtu. mitte midagi ei juhtu, me saame ennustada sulle kõike, kaasa arvatud ka selle lapsega, et paljud ka nagu küsivad, et ka sellist küsimust näiteks, et see raseduse lapse teema on nagu üks ka põhilisi teemasid nagu minu nagu inimeste seas, et kas ma saan veel ühe lapse. No Taro ei saa sinu eest otsustada seda paraku. Aga ma olen näinud, et inimene küsibki, et mul on 2 last, et ma tahaks 3, aga samas ma ikka ei tea ja mul on ikka see töö ja ma ei tea, kes ikka mees tahab ja vaata, see on siuke nagu põhiteema, kus me valgume omal selle 3. lapsega ja siis Taro kaardist tuleb välja, et kaardid, ma ei saa sulle nagu sinu eest nagu otsustada, ma ei saa sulle öelda, et tee see laps nagu ära, sa pead ise selle otsuse tegema. Aga ma näen nagu tal näost või ma nagu tunnetan ära, et ma ütlen, et hetkel need kaardid räägivad, et sa pigem justkui nagu tahaksid seda 3. last ja kui tal endal käib see nagu klõps ära, et mõnikord need Taro lihtsalt ütleb, et it's okay, nagu et sa võid, nagu sa ei pea nii palju üle mõtlema, vaata, see tegelikult nii armas laps, et siis kuidagi rahustab sind nagu maha, et aga ma ei saa sulle öelda, et koli sinna, mine töölt ära, saa laps ära, see ei ole nagu minu õigus kellelegi öelda ja Taro kaardid ka tegelikult ei tohi seda valikut nagu sinu eest ära teha. Ma saame natukene sulle nagu seda rahustust ja meelerahu ja kuidagi seda, et ma näen, et sa ise ka kaldud natuke sinnapoole, sa tahad tegelikult seda 3. last, siis ma saan nagu kuidagi, et seda nagu märku anda sulle, aga otsuse pead ikkagi tegema sinna. Ma saan sulle öelda, mis kaardid räägivad, aga siis ma pean kuidagi armastusega sind saatma laia maailma. Tegelikult on nii kihvt, et näiteks numeroloogias ka täna mul oli üks kliendi kohtumine ja siis, kui ma vaatasin seal veel nagu, kuidas tulevik ette toob või mis seal on, ma ütlen ka, et numeroloogia ei ole mingi ennustamine, aga seal saab välja arvutada kõik seda nagu
seda tulevikku ja siis ma mõtlen, et nii, teeme siis sellise kaks varianti, teeme nagu siis sellise hea variandi, mis ma näen numbrite järgi, mis hakkab tulema, aga siis vaatame natuke sinna paha versiooni ka, mis võiks tulla. ühesõnaga valikut teed ju sina, mina ei tea, ma lihtsalt tean, kuidas 10 töötab, et 10 numeroloogias on ka ju õnneratas, kui sa näed, teed kõik need sammud enne ära ja siis sa oled umbes 50-selt, on sul täpselt 10 seal, siis järelikult on vau. Või siis on see, et pihtas põhjas, vaata, et no selles suhtes, et võta, kuidas sa võtad. samas on nii kihvt kuulata, tead, et me olemegi meelelahutajad, aga samas me tegelikult tahame anda seda oma teadmist edasi, sest tarokaartide lugemine ei ole ka lihtsalt niisama, et see on ikkagi pikk protsess, see on sama nagu numeroloogiks, arvatavasti võib-olla kõik unistaksid ja tarokaardi lugejaks ka unistavad, aga väga vähesed on need, kes nagu edasi lähevad selle protsessiga. Et ma olen väga õnnelik, et sa teed seda, mida sa teed ja vahet pole, et käid sa seal laulmas vahepeal või vahepeal teed mingi väikse pausi, aga mina arvan, et need tarokaardid jäävad su ellu, sellepärast et no palun vaadake teie ise ka kõik, kes te nüüd vaatate ja kommenteerige kohe siia alla. kas te nägite, kuidas Tiiu muutus, kui ta räägib kaartidest ja tarost, siis ta on lihtsalt niimoodi, ta räägib nagu oma lapsest, saad aru, kogu aeg sipp-sipp-sipp-sipp ja ma ostsin talle roosad tuhvlikesed ja siis väikse mütsikesed, oi, tule vaata ja siis, kui me räägime nagu mingist muust asjast, siis sa räägid lihtsalt, no sa räägid emotsionaalselt, aga mitte siit, et aga vot, kes pani tähele, et siis ka kommenteerige siia, et aga minu meelest on nii vahva, aga kas tahad siia lisada või mul oleks veel üks küsimus? Küsi. hea küll. Küsi. palju mul aega on? tead, kui ma olen käinud taroloogi vastuvõtul, siis ma alati küsin, et issand, kui palju meil aega on. ma kukun hullult nagu küsima kogu aeg seal ja siis ma vaatan oh,, issand, meil saab aeg otsa, aga mul on veel 5 küsimust, et ma arvan, et see on sinu puhul vist ka, kui sa klientidega tegeled, üsna normaalne, eks ju. et see ei olnud see küsimus, mis ma tahtsin küsida praegu. kuidas sa oma päeva alustad üldse, kuidas sul on suhe unega ja täitsa lampi tahan küsida seda sellepärast, et kui ma tean, et sa oled selline naine, kes paneb endale pika nimekirja nagu asju, mida ta peab ära tegema. kuidas sul on nendega, kuidas sa hommikul ärkad, sa ei pea ütlema, kuidas, aga kuidas sa alustad oma hommikut, mis sul on sellised rutiinid päevas, mida sa nagu 04-ks sa pead kindlasti tegema või vähemalt nädalas, kui mitte päevas? See on huvitav, mind trigerdab väga sõna rutiin. ma kindlasti ei ole selline inimene, kes ma võtan endale, et iga hommik ma teen siis sellise asja, ma ei tea, teen hommikuvõimlemise ja siis ma söön seda, mul ei tohi olla nagu mingi see reegel või raam või et ma ei tohi nagu iga päev samat asja teha, muidu ma lähen nagu hulluks natukene, et ma peab olema hästi nagu vaba ja see on huvitav küsimus, see une teema. Sest eelmine aasta, eriti suvel, eriti juulikuus, kui mul see muusikakarjäär nagu fööniksina tuhast tõusis, siis ma öösiti üldse ei maganud. Ma olingi lihtsalt terve öö nagu üleval. Ma olin mingi kella 5 hommikul üleval ja ma lihtsalt nagu kirjutasin selle loo ka. Selle loo nimi on Kell on 3 öösel ja see lugu räägib tüdrukust, kes ei suuda öösiti magada. Ja ma kirjutasin selle kell 3 öösel, on ju. Ja ma üldse nagu ei maganud ja see on nii huvitav switch. Kui ma selle loo välja lasin jaanuari alguses, ma magan nii hästi, ma lähen kell 10 tuttu, mul on uni, mul tuleb uni nii hästi, et ma kirjutasin selle enda seest välja, lihtsalt selle unetuse. Ja ma tean, et kui mul on elus perioodid, kus ma jälle olen kell 3, kell 4, kell 5 üleval ja und ei tule, sest midagi tahab loodud saada minu seest. Ja loomeinimesed ja need on, me oleme tihti need öökullid, et meil tihti öösel nagu hakkab see tuhin nagu pihta. Ja ma tean, et kui mul und ei tule, siis ma pean nagu create ima midagi, nagu looma midagi muusikat või siia nagu maailma, et ma ei saagi enne magada normaalselt, et see on hästi, hästi huvitav. Mul ei ole hommikurutiini, mina olen ennast üritanud harjutada, ma vanasti ärkasin hästi niimoodi, plaks ülesse, issand jumal, mul on kõike vaja teha, et hästi nagu ärevusega, see oli terve mu elu, nagu kohe üles, kohe tegema, et ma isegi jala pealt kiiruga mingisugune võileib ja lähme. Ja nüüd ma olen harjutanud, viimased paar aastat ma olen harjutanud, et ma ei taha mingit äratuskella, et ma üritan nagu väga nagu vaikselt tagasi siia maailma nagu tulla.
et ja see on võib-olla üks selline rutiinilaadne nagu asi, mida ma üritan endale nagu luua, et ma proovin pehmelt nagu ärgata ja nagu pehmelt alustada ja siia maailma nagu tulla, vastupidiselt sellele, mida ma varem siis olen nagu teinud ja mis võib-olla on nagu selle stressileveliga kohe, eks ole, siis lakke nagu tõmmanud. Ja ka sellest tulenevalt, et mul on mega intensiivsed unenäod olnud nagu terve elu, ma käin kuskil planeetidel ja teen nagu igast asju ja see on nagu suur asi või suur töö tegelikult, mida teha nagu une ajal. Ja ma tean, et ma teen palju rohkem tööd une ajal, kui ma siin ärkvel olekul nagu teen, ma olen ju see 8 töörüga ja isegi kui ma magan ja puhkan, siis ma teen tööd. Et aga ma tean, et ma teen nagu selliseid väga olulisi ja suuri asju, me võime nendest, kui meil on rohkem aega, võime ühel hetkel rääkida. Aga see tagasitulek nagu siia kehasse ja siia maailma, et see peab olema nagu selline väga mõnus ja pehme nagu üleminek. Muidu see ühel hetkel hakkab nagu lõhkuma mind, et see switch nagu see maailm või see maakera, kus kohas me hetkel energeetselt omaga oleme, kuidas meie kehad ennast tunnevad ja nii edasi, et see nagu tagasi tuleks siia kehasse, see on mõnikord nagu, kui sa käid kuskil teistel võnkesagedustel, siis sa ei saa nagu sellise ehmatuse või šokiga nagu tagasi tulla enne siia, et ma olen proovinud vägagi nagu vaikselt nagu siia saabuda, et see on huvitav, see on nagu sellise viimase mingi aja teema, et see on selline väga täppi küsimus kusjuures sul või et kus see une küsimus üldse sul tuli? Ei tea, siis tead, ma olen sellest aru saanud, et nüüd, kui ma pikemat aega olen juba teinud inimestega neid podcast'e ja ma ise olen numeroloogia maailmas ja ma tituleerin numeroloogia maailma tegelikult väga vaimseks, sest siin on kõrval ka hästi palju asju ja siis ma arvan, et see tuli mingi kanalduse kaudu, see küsimus, sest ma tavaliselt ei küsi inimeste käest üldse unest. Et see täitsa mingi lambi värk, aga see pidi põhjusega tulema, kusjuures, mis ma nüüd tahakski siia jälle teile kuulajatele ütelda, et kui teil on mingeid kommentaare, mingeid küsimusi, et pange siis siia kommentaaridesse siia alla. Kui teil on midagi konkreetselt Tiiult, kas küsida, ma ei tea, mida iganes, mis mõtted teil tulevad, siis oli seesama, et tere@tiiutarot.ee, eks ju. Jah, täpselt. Ja siis see, et kui teil on mingeid mõtteid, et mida Tiiu võiks veel rääkida, sest me Tiiuga rääkisime siin, ma ei mäleta, millal meil oli see siin esimene väike eelkohtumine, siis mõtlesime ka, et oi, kui lahe oleks tegelikult veel võib-olla milleski saadet teha. Siis näed, sa ise praegu ütlesidki, et sa võiksid kohe sellest veel rääkida, nendest unenägudest ja kusjuures mu lemmikfilm on Avatar. Et nüüd, mis on viimase aja film olnud ja kui mu poeg ütles, et vaatame Avatari ja see kestab mingi, ma ei mäleta, a la 1,5 tundi või 2 tundi, ma ütlesin, et päriselt, et ma nagu ei viitsi. Ja kui ma vaatasin, siis ma lahinal nutsin seal mitmeid kordi ja siis issand jumal, siis ta peab emme ära hakka ja ma ütlen, ja et sa mu kõrval oled ja siis ma mõtlesin, nii kui sa rääkisid oma lugu praegu, see meenutas mulle just seda nagu Avatari filmi, kui see poiss nagu sealt tuli üles kapslist ja mida iganes. Mina olen väga põnevil, nii et ma ei tea, kommenteerige palun ka siia alla ja rääkige oma lugusid, aga ka samas, et miks mitte. Et vaataks seda, et kuhu see edasi läheb. Et mina hästi loodan universumi peale ja seda, et meid kogu aeg juhatatakse. Ja sama, mina ka, mul on üleeile käisin ka vestlemas ka teatud sellise hingemaailma inimestega, et kes ka loovad sellist ägedat sisu ka siis online'is meil siin. Ja nende vestlusest ja ka sinu selle viimasest sellest une küsimusest mul endal on tekkimas nüüd selle 2 hetke pealt nagu selline tunne, et ma tahan hästi ongi need une ajal nagu ärakäimised ja need teised maailmad nagu, mida siis saab külastada ja mis tööd me nagu teeme, see üks teema ja teine teema on need nii-öelda eelmised elud ehk siis teised elud, et mul on selline nagu võime näha nagu inimeste neid teisi elusid ka, ma ju enda teatud elusid ka tean ja nagu aina rohkem ka neid avastan, et ka see, võib-olla ka see on üks teema, mis mind ennast nagu huvitab, see ei pea kõiki teisi huvitama, on ju, et aga nende kuidagi märguannete või vestluste või nendega sinu selle une küsimuse pealt praegu ma tunnen, et ma võib-olla liigun hoopis selles suunas, et need teiste elude nagu avamine ja vaatamine, see tekitab minust nagu tegelikult väga suurt huvi. Nii et äge.
ja ehk siis tähendab seda, et no natukene fantaseerime lihtsalt, et võib-olla ka kunagi teenuseks tuleb see, et sa saad aidata inimesel aru saada tema mingisugused eelmiste elude mingid karma õppetunnid või miks ta siia on tulnud ja mis ta siin peab tegema või no mingi a la sinnapoole nagu, et sest see sind huvitab, saan ma õigesti aru, onju? Jah, midagi võib-olla sellega ma olen seoses. lihtsalt nosy, ma tahan teada teie eelmise elusest, aga mul on lihtsalt, minul endal on nii imelised kogemused nendega. ja, Et ma olen nagu, kuidas ma olen teisel planeedil, mingi teist värvi kehas, mul on ainult 3 sõrme, noh, seda, et ma olen nii kuidagi sellised visuaalsed, kaunid ja füüsiliselt ka väga nagu ilusad ja ägedad ja mõnikord ka väga nagu keerulised ja rasked, aga need on alati suured õppetunnid. Et mul on endal nii palju ägedaid kogemusi, et võib-olla, et paljud ka võib-olla tunnevad huvi nagu selle vastu, et mis neil siis seal nagu toimub, et see on ka huvitav, ma lihtsalt paiskan selle mõtte siia välja, ma ei ja. mõtle sellega mitte midagi konkreetset, mul lihtsalt nagu endal selline väike huvi praegu selle vastu. ja kusjuures tead, mis, ega mu kanalil on hästi palju huvitavaid külalisi käinud, et issand, kes see oli, alles mul oli seesama Hing Vekeli, kellega me oleme rääkinud neid asju ja siis mul on appi nüüd hüpnoteraapia. ma isegi tegin, Avel Osman käis mul külas mitugi korda ja siis me tegime väikse seansi, kus ma siis käisingi, klubilistel on see muuseas siis vaatamiseks üleval, et kohe niimoodi online'is tegimegi, nii et inimesed siis nägid ja ma nägin siis kohtusin oma kõrgema minaga, et siis ma sain nagu teada, et kes ma seal olin. ja ma olen kunagi ka mingis sellises ma ei teagi, kuidas selle asja nimi on ju, aga online'i kaudu ja ma nägin ennast, et ma olin mees ja karvane ja mulle väga meeldib, miks ma ka numeroloogiat armastan, siis siin on ka täiesti need sinu eelmiste elude numbrid tulevad lahti. vaata, kui huvitav oleks tegelikult jälle. aga mul lihtsalt tekkis nagu nii huvitav selline mõte, et vaata, inimene siis, teie kliendid, kallid inimesed, kolleegid, jälgijad, mida iganes, te olete saanud nüüd oma sünnikaardid, olete ise uurinud, siis näed, et näiteks siit saaks juba toetada kõiki neid asju ka tarokaartidega, siis saaks näiteks sellega, et sina oskad siia midagi juurde panna, midagi näha, teistmoodi tajuda, mida iganes, et vaata, mul on selline tunne, et me peame vist ära lõpetama, sellepärast et liiga palju räägime praegu. ma ei tea, miks sul meil, tekkis tunne. tead, mul on tunne, et me võiksin 5 tundi veel rääkida ja nendel teemadel. et jätame siis äkki vastutuse nüüd nendele kallitele kuulajatele, et kommenteerige, andke ideid. tead, Tiiu, mul on sinuga nii mega lahe see minul lihtsalt, samuti minul samuti väga lõbus on olnud ja olen saanud ka ennast natukene siin tühjaks rääkida ja nii tore, et mulle ka neid sinu seda numbrite maailma on siin väga meeldinud tundma, rohkem õppida ja noh, tõesti lähevad täppi. minu numbrid kirjeldavad mind mitte, et kas sa oled mu kanalit tellinud juba ikka, jah? kindlasti, see on vale vastus, sellepärast et nüüd sa jäid vahele, sa pole tellinud tõenäoliselt mitte aga teeme niimoodi, et kui me selle kõne kinni paneme, siis ma teen seda. sa pead tegema, mina olen juba ammu sinu fänn. no see oli tegelikult nali, nii et ega siin ei ole piinlikkust tunda, selles suhtes ma arvan, et sa tegelikult oled sinna juba klikkinud ja mu videod tulevad ju sulle kogu aeg, eks ju. Okei, õige vastus on see, et su videod jõuavad minuni. Ma ei ole sinna seda like'i tõenäoliselt pannud, aga mulle tulevad Youtube'is need küll ette, nagu et ma olen neid näinud ja vaadanud. See on, see on õige vastus. aga see viitab, tead millele, miks mul tulevad ka ennustajad ja astroloogid ja numeroloogid, sellepärast et me oleme selle sageduse peal inimesed ja Youtube ongi sellepärast hästi vahva koht, kus kohas sulle tulevad alati õiged ja videod. täpselt nii on. sind jälgitakse, mind ka. ja, okei ja okay. Aga aitäh, Tiiu, ja aitäh teile kõikidele. palun kommenteerige ja me vaatame, kuidas me Tiiuga siin edasi liigume, et äkki teeks veel midagi vahvat koos. andke ideid. super. ja, tšau. tšau, Tiiu. tšau. tšau. kuidas sa teed selle häälega? tšau. kuidas sa teed seal selle? tšau. käed liiguvad, vot see mulle meeldib. tšau. jah